No nii, salajutud 11. hooaeg ja 3. episood. Käes on jälle neljapäev. Eetris on Kristina Pärtelpoeg ja Mallukas. Kristiina Pärtelpoeg. Kristiina ja Mollukas. Mollukas. No Mollukas, kuidas sul läheb? Hästi vist. Mida sa sohkad? Ise elad oma parimat elu ees. Jah, vaata, ma rabelen ikka veel oma nende pearinglustega ja siis mul ongi nagu, kõik on nagu fine, aga ma tunnen tõesti, et ma olen viimasel ajal on the last nerve, nagu ma ei tea, kus eile mu Insta stories'id nägid. Ma arvan, et kõik nägid. Sa olid pinges, aga vaata, mina tean sind ja ma tean, et kui sa vastad midagi kuidagi, et siis sa mõtled nagu irooniaga ja mina naersin, kui ma neid vastuseid nägin, aga ma kujutan ette, kuidas paljud olid mingid, eriti ära tõusnud, eriti ülbe. Tead, aga ma arvan, et need, kes saavadki nagu aru ja teavad mind, need naeravadki ja need, kes tunnevad ennast väga solvatuna, siis mul ongi ainult üks soovitus, tõmmake nahhu mu Instagramist, ärge followge mind, ma ei tahagi teid sinna ja siis on kõik hästi, siis me elame vaata kõik hästi, mina ei ole triggered, nemad ei pea minu sisu vaatama. See on win-win situation. Ja rääkides Instagramist, mina olen ju tagasi nüüd kuidagi aktiivne. Mul on nii tore kuidagi, et ma sain sinna lainesse tagasi, et ma lihtsalt tulin enda peast välja, mõtlesin, et nagu vaata minu teema oli seda, mõtlesin kedagi nagu nii huvitav, mida ma teen. Ja siis ma hakkasin tegema, kõiki ikka huvitab. See, kui ma teen mingi suvalisi stories ja keegi kirjutas, et kuule, kui ma vaatan Mallu Chick TV-d kogu aeg huviga, kõik story'd lõpuni, siis ma võin et kõik, mis ma postitan, on väga fun. Et ma olen kuidagi tagasi ja kui ma tegin eile selle story, et need tatlid vaata üldse, et kõik, mida Mallu promab, siis ma ostan ka isegi mingid toolisussid, mis sa promod, ma ostsin, et siis ma ütlesin, et ma peaksin unfollow ima, sest et mu rahakott kannatab. Siis väga paljud inimesed nõustusid minuga, et ei tohiks sind jälgida. Et nad unfollow'd mind. Jah, sellepärast, et sina oledki mu süüdi mu massilistes followeridega. Ja pühapäeval massiline Malluka unfollow ime kell 5 vaata. No aga ma vaatsin ka, et sa oled hästi palju hakanud ka neid subscriberite storiesid tegema ja minu meelest väga tore content, nii et siin ongi üleskutse, et kes meid veel ei subscribe'i, siis tehke seda. Kristina on seal jaganud igasuguseid pidusid ja niisama telgitaguseid võiks öelda. Mina olen nagu vana inimene, mina jagasin täna pikalt oma tervise teemasid, aga ma mõtlesingi, et ma nagu tahaks jagada, aga ma ei taha nagu kõigile, sest et vaata siis ongi see, et inimesed on hakkavad mingi pakkuma või reaalselt mind nagu hirmutama natuke või ongi mingi, ma ütlesin sulle ammu, ma ei viitsi seda, et kui sind huvitab, tahad teada. Ja mina jagasin ka eile oma tervise teemas ja need, kes nüüd hiljem liituvad, siis tegelikult ju näeb neid meie vanu stories kuni 30 päeva. Nüüd, kui sa hiljem liitud subscriberina, siis sa näed 30 päeva tagasi neid, mis me oleme teinud ka. Nii et selles suhtes on nagu, mina jagasin ka natuke siis oma seda ühte tervise asja, lihtsalt ma ei tahtnud ka avalikult rääkida, et see pole nagu niimoodi. Et ma tunnen, et kes jälgivad, siis need päriselt huvitavad ja kuidagi hästi lahe vestlus on nendega, kes jälgivad. Siis meile just, kes minu tervise asja peale kirjutas, et kuule, mul oli just 3 nädalat tagasi täpselt sama asi, et kuidas sul on ja siis me mingi saatsime voice and seda veitsin uuesti, oleme väga thanks, et sa viitsid rääkida, et ma subscriberitele teengi sellise lisa efforti ka ja siis te subscriberid näevad ka varem podcasti ka siis, et teisipäeviti ma lisan. Ja sest vaata, kui ma täna rääkisin, on ja siis ma sain ka, sest vaata nüüd ma rääkisin nagu hästi põhjalikult on ja ma just enne autos vaatsin ka, et mul oli kirjutanud päris mitmeid siis subscriberid, kellel ongi täpselt sama asi olnud, ja vist põhjus on enam-vähem vist ka sama, et siis ongi nagu tore, et vaadata, mis neid aitasin niimoodi. Et vaata, kui panna nagu avalikkusele, siis tihti peale ongi see, et ma ei ütlegi, et igaüks peab mu iga story't teadma ja mäletama ja pähe jätma, aga vaata, see ongi see, et tulevad mingid suva inimesed, kes täpselt ei tea, mida ma olen enne rääkinud, siis ma pean nagu kogu aeg kordama ennast ja vaata, see vist tahabki mind nagu lõpuks nii kettesse, ma ei jaksa kogu aeg ühte sama juttu rääkida. Ja siis sekka 4000 kirja, aga kus su madrats pärit on mingi? Please kill me. Aga nii et jah, subscribe'ige meid, et saate lahedat contenti, et ma tulin ka nüüd oma kestast välja ja nüüd hakkab rohkem biocontenti ka tulema. Ja ma mõtlesin ka, et pulmas ma palun kõikidel külalistel siis, et nad too päev ei paneks mingid asju üles, et lihtsalt, nad võivad loomulikult mingi pilte teha ja filmides on fine, aga et ma ei taha, et nagu, ma ei taha veel, on ju, et nad hiljem võivad jagada, ütleme näiteks nädala pärast või kui juba mina olen midagi avalikustanud. Aga ma ütlesin ka, et subscriberitele võime ikka mingid nipet-näpet jagada. Jah, see on et nagu kes tahab pulmaga kursis olla, siis mina või Kristina. Davai,
teeme, et ma võin olla see ametlik, võtan sinu telefoni, enda telefonist, teen mõlematele, teen sisu, aga räägime sponsoritest ja siis räägime oma kõrg- ja nende madalhetkedest, mis need olid. Nagu ikka, saate toob teieni Riispin, kes on siis leivaisa see hooaeg, ärge unustage, tema toob leiva majja ja ka vorsti leiva peale meil ja toob ka siis saate teieni, et me saaks seda toredat podcasti teha. Ja ei tasu unustada peninukit, nagu me eelmine kord unustasime. Tead, I'm so sorry, see lihtsalt juhtus sellepärast, et vaata, mulle tundub, et kuidagi, me juba rääkisime vaata sellest, on ju, aga mina näiteks olen praegu peninukiga vägagi seotud, sest et me just arutasime Ketteriga, et pulmas vaata, et kuidas me teeme seda paari asja, ongi niimoodi, et tuleb 2 paari ja noh, ma tellisin natukene mulli ja natukene mingit veini, aga enamus ma loodan, et siis saavad kokteilidega hakkama, et vaata peninuki baar teeb nii häid kokteile, et ma arvan, minge ikka baari ja võtke sealt ikka mõnus mahlane. Ära üldse muretsen, I'll be at the bar, kui te otsite mind kuskilt, siis mina olen peninuki baaris, sest et seal on tõesti väga head joogid ja kes üldse nagu Tartusse satub, siis soovitan peninuki minna. Esiteks meie džinn on seal ja meie see Pomelo džinn on viimased 30 pudelit. Võib-olla isegi vähem nüüd, sest et see story oli paar päeva tagasi, kui oli ainult 30 pudelit alles ja see tõesti kõigile meeldib, et nüüd mul on kodus ka, nüüd ma natuke saanud inimestele pakkuda, kes on küll tundnud, et kõik nii armastavad see džinni, et ja seda ei tule rohkem ka, et see on nii kurb. Mina mõtlesin, et ma olen hea inimene, et üks inimene lubas oma netti kasutada, kui mu netti töötanud, et viisin talle kingituseks pudeli meie džinni, aga jõudsin sinna, sain aru, et on 9 kuud rase. No, aga ta ütles, et ta mees ei ole rase, nii et. No pluss ta ei ole ju elu lõpuni rase. Enam ei olegi, nüüd ta sai beebi. No võt, et siis ta kohe jooma. Kohe jooma, jah. No mitte kohe, aga varsti saab ikka juua, et ega see džinn pahaks ei lähe. Jah, seda muidugi. Nii et jah, et ja peale meie džinni on ju veel suviseid džinni. Vaarika džinn. Vaarika džinn ja seaside džinn, et valikut on palju ja meie sooduskood Salajutud kehtib ka e-poes, nii et minge siis vaadake. Ulakas kaunitar. Ulakas on meil, nagu me eelmine kord rääkisime, et on selline uus vahetatavate otsikutega vibraator. See põhimõtteliselt võib öelda, et see on nagu öko, vaata. Everlasting. Ja Ulakaga on see, nagu me räägime, et jah, et seal on see mänguasja pood ja et seal on hästi palju erinevaid pesu ja kõike, aga nad on selline lahe, ma ei tahaks öelda sex shop, aga kuidas veel selle kohta öelda? Erootikapood, jah, erootikapood, et nad on ikka äge erootikapood, sest et esiteks nad lähevad 4. juulil lähevad Wunderbaari ja teevad pop-up poe sinna, kus on mingid õnneloosid, uued tooted, toimub Texas Cowboy pidu, kus kõik saavad lasta enda maatüdruku välja, ehk siis nad ei olegi lihtsalt mingi tavaline erootikapood, vaid käivad Pärnus, teevad üritusi. Ja nad teevad ja minu meelest ka, et vaata, kui ma olen seal poes koha peal käinud ja ka mu sõbrannad alati on öelnud, et umbes lähed ühte asja ostma ja siis tegelikult räägite, nad näitavad ja räägivad veel mingid huvitavaid asju. Ja et lõpuks lähedki 2 kotti täis. Ei reaalselt. Nii et jah, et 4. juulil siis Wunderbaaris saate minna vaatama ja näppima siis koha peal neid lahedaid tooteid. Makta Beauty, ma arvan, et nüüd on juba kõigil see paese sprei, kuigi päikest pole väga olnud. On küll, mina, see võib-olla ei saa aru, aga ma olen tegelikult täiega päikest saanud, sest vaata, ma teen neid aiatöid, on ju, ja siis üks päev ka mingi täiega tunnen, päike kütab, mingi kaevan seal oma peenart ja siis mingi hetk kuulsin kõrvus Kristina häält. SPF. Läksin tuppa, panin kreemi peale. Tubli! Aga ma päriselt siit kohast ikka natuke põlesin ära, sest ma olin ikka mitu tundi, olin ikka päikse käes. Et vaata, kui on aed, siis seal on nagu asja, vaata. Pilvede taga päike, kus juures võtab, isegi siis tuleb SPF-i panna, nii et võib ära, sest esmaspäeval oli nagu päike oli pilvede taga hindav, aga tundsid, kui sa istusid ühe koha peal, siis sa ikka tundsid, kuidas kütab, siis ma sain ka hommikust siin terrassil, siis kui mõnus seda on öelda, siis oli ka tundsin, et päris palav hakkas, nii et, aga seda nagu õiget, nagu lõõmavat, kütvat päikest pole veel olnud. Küll tuleb. Nii et päiksevarud Makta Beauty'st ja sooduskood Salajutud. Täpselt, selleks saab -20% ja neil on muidu ka selline bränd nagu HH Simosen. Ja mul on ka alati väga suur probleem selle väljaütlemisega. Simosen on. Igatahes sina katsetasid ka nende tooteid päris pikalt. Šampoone, balsameid ja juuksõli. Ja nad ise kirjutavad ka, et see juuksõli on mega hea, mida kõik siis soovitavad. Et ma ise olen ka nüüd oma siin
hair growth journeys, et ma ikkagi ei tee see suvi patse, mis on väga raske minu jaoks, sest ma väga tahaks. Mõtlesin, ma teen veel niisugused blondid patsid nagu niisugune Beyonce style, aga mõtlesin, ma pean ikkagi oma juuksed kasvatama ja siis ma praegu olengi niimoodi, et kasutan häid šampoone Mactast ja siis Marcella õli on mul ka nagu ma just lihtsalt. tahtsingi öelda, et vaata Mactas see sime on see õli, see on siuke hästi magusa kirsilõhnaga ja mina nagu kasutan seda ikkagi nagu see on juuste otstel Jah. on ju, aga kui sa tahad, et juukse kasvu soodustaks, siis ikkagi Marcella. ja ma nüüd olengi, ma ostsin veel kuskilt Temust või Sheinist tellisin niisuguse pudeli, kus ma valasin selle sisse ja see põhimõtteliselt see nagu otsikutega niisugune pudel. Ja siis sa saad masseerida korraga. Jah, et siis ma nagu hullult praegu tegelengi oma juuste kasvatamisega, et ma ei tee enam neid keratiinsirgendusi, ma ei pane pikendusi, ma ei pane patse, kasutan Marcella õli, igast mingid, ma käin selles ühes Medevitas ka mingi juukse peanahoolduses iga 2 nädala tagant, et ma üritan siis nagu täiega oma seda juukseid kasvatada, sest ma just nägin Liis Lemsalu mingit before ja after pic'i ka, kus ta ka nagu aastaid oma juustega tegelen, kus ta sai ka õhukestest juustest sai pikad paksud juuksed, nii et ma tahaks ka sinna lõpuks jõuda oled siuke kunagi. Rapuntsel meil. Ma loodan, nii et Marcella ka meil siis. Sooduskood jah, on olemas salajutud. sooduskood on olemas ja tõesti see Jane blogiga kogu aeg promoob, et No tal on ikka räigelt juuksed kasvanud, see on nagu ulme isegi. nii et toimib see Marcella. Northern Beauty, kas ma nägin õigesti su story'st, et sa said selle mati? Ma sain selle mati, aga ma ei ole seda veel proovinud. Ma tegin selle nagu lahti ja ma olin confused. See riidest kott käib sinna sisse nagu või? Ma ei tea, ma ei ole, vist küll jah, sest muidu vaata, ja ta oli nagu rätiku materjal siuke, siis ma mõtlesin, et nojah, saad täisikistades siis nagu pesed ära või ja, ma pean rohkem uurima, ma alles paar päeva tagasi sain. Nendes salongides on vaata kile, sest et seal inimesed ju vahetuvad, et see võib-olla kodus on siis see rätik, vaata. Võib-olla loogiline, jah. Ja. Et ma arvan, rätikus on mugavam ka olla kui kiles. Ja muidugi. Nii et Northern Beauty'l on siis need, mul just keegi kirjutas ka, et ta on 2 vahel, kas osta matt või siis vöö nagu mul ja ma räägin, et see on täiesti, ma ei saa sul. Kuidas viitsid vaata, kuidas sa viitsid tõesti, et sellepärast ma ütlesin ka, et no minul endal isiklikult meeldib vöö rohkem, aga näiteks Mallu tahtis kotti just, et see on tõesti nagu nii individuaalne ja siis sooduskood on neil ka salajutud ja Northern Beauty'l on veel igast need koorivad. Ma just üks päev käisin duši all ja kasutasin seda koorivat ja siis ma mõtlesin, et shit, ma poleks vist pidanud tegema, et mul on natuke mingit jume peal. Mõtlesin, et reaalselt ma korraks mõtlesin, et ma peaks pilti tegema, mul obviously ei olnud duši all telefoni kaasas. Reaalselt niimoodi tuli nahka, et ma mõtlesin, et tõesti ma olen nagu mingi mitu aastat vana nahaga ma ringi käisin, see oli nagu madu koorusin seal, aga pärast oli nii soft ja mõnus olla, panin kreemi peale ja asi andis. Väga hea, nii et ma pean ka tegema, mul on ka see kinnas kodus, ma veel seda ei ole proovinud, et ma pean ka seda kinnas proovi, aga pead nagu päris kuuma duši all käima, et nagu mingi leigega ta ei tee seda nahka lahti, aga väga mõnus on. Siis ma tean. Nagu ikka, meil on kroonid peas, mis Baltics on siis tulemas neil suur missivõistlus, siis Balti riikide oma ja Tallinnas siis toimub see ja neil on siis 24. august on finaalshow Alexela kontserdimajas. Pileteid saab osta Piletilevist ja kodukalt missbaltics.com ja neil siis tuleb esiteks kaasa külalistele Marcella Baalilt ja siis Glam Upperilt tuleb niuke kingikott. Jah, me eelmine kord näitasime ka, et seal on siukse mingi iluvidinakesed on sees, väga ilusad. Aga kas sa tead, et nad teevad ka saatevõistlusest ja Reet Härmat on vist saatejuht seal? Et tegelikult ta ütleb ka, et võistlust korraldav Voice of Change MTÜ tegeleb üldse naiste heaolu edendamise ja teadlikkuse tõstatamisega, et kõik, mis puudutab naisi, vaimne tervis, võrdõiguslikkus, et see ei ole ainult mingi nagu iludusvõistlus. Et sellepärast nad tahavadki, et osaleksid nii-öelda tavalised naised, sa ei pea mingi modell olema, sa ei pea modelliks tahta saadma isegi ja kõik võistlejad peavad ise ka oma heategevusprojekti esitama ja nende valitud MTÜ saab siis nagu rahastusega, et tegelikult see ongi nagu siuke natuke siuke girly värk on ju, aga samas seal on nagu real cause ka, et seal ka tuuakse välja nagu suurimaid probleeme, mis naistel on, näiteks 2 korda suurem risk ärevushäirete ja depressiooni tekkeks kui meestel, et ma arvan, et see on nagu siuke väga vajalik teema, et lisaks sellele väiksele tilulilulule, et saad nagu ennast ilusasti tunda ja head teha ja ma arvan, et seda on nagu huvitav vaadata. Ja äge oleks nagu ikkagi tiitel saada Miss Baltics. Et nagu mina olen Miss Baltic. Jaa, see oleks mega äge.
mis siis Baltic või mis siis ja mis siis Baltics, et ühe selle tiitli saada. Nii et kui te lähete missbaltics.com lehele, siis sooduskoodiga salajutud on piletid –30% ka. Ja siis mul on kõik lihased nii valusad, sest ma käisin, see oli nüüd üleeile ja see käisin nii tubli. trennis. Ja oh my god, ma ei olnud nii pikalt käinud ja mul lihased on kõik nii valust, aga see on see mõnus lihasvalu, mulle täiega meeldib see. Ja see oli nii hea ja mul on homme jälle, et ma nüüd otsustasin, ma kõik käin 2 korda nädalas ilusti seal kohal, sest see on tõesti ainult 20 minutit. Hästi tore, Astrid, kes teeb seda trenni. Ta on nagu hästi tore, hästi chill, me rääkisime terve aeg, et kuigi ma seal olin pool suremas, aga 20 minti läheb nii ruttu ja nüüd Maljule tuleb trenn koju kätte, et tegelikult te saate ju kutsuda. I cannot escape from this. Ja, et tulete koju ja siis nüüd saate trenni kodus teha. No võt siis ei ole enam ühtegi vabandust, sest kui muidu mõtled, okei, 20 minti ikka leiad, aga äkki ma sõidan sinna pool tundi ja siis pool tundi tagasi, aga nüüd, kui ma ei pea kuhugi minema. Siis lihtsalt sa leiad selle 20 minti ja neil on ka siis need EMS kostüümid ja püksid ja asjad, et ongi tõesti, kui sa oled nagu Malju, et sa tõesti ei taha kodust välja minna, aga tahaks seda trenni teha, siis sa saad selle kostüümi endale ju koju osta ja siis kodus teha, et tegelikult isegi kui sa lihtsalt käid jalutamas selle kostüümiga või kodus teed mingi aiatöid või mingeid asju, et siis see juba aitab, et mõni lihtsalt lamab selles kostüümis, kuigi siis see on nagu aitab ikka ja see oli nii efektiivne, et ikkagi aitab, kui sa veits liigutad. Ja Kristine, saad oma kanu taga ajad. No saad kas või kanu taga, et tee kas või kükki või teed mingit kardiot või midagi, et siis see on nagu ekstra, et ma räägin, mul on niimoodi, et mul tuharilihast ikka on nagu korralikult valusad. Squatti, saad sa aru, ma kunagi käisin trennis ja mul ka need tuhare ja jala tagumised osad olid nii valusad, et ma siin vetsupotil istuda röögatasin iga kord. Ja see on rets mulle ka iga praegu on see, et kui ma veitsika istun, siis on nagu oh my god, aga see on hea, nüüd ma lähen homme teen peale ja mõnus. Ühesõnaga, et saate siis ja sinu keha neid stuudioid on Tallinnas on, mina käin Rocca al Mare omas, siis on sinu keha stuudiot kesklinnas ja Pärnus on ka, nii et saate valida endale. Lennak laivi. Jah, saate valida endale selle mugavama ja tõesti, kui ei viitsi minna, siis saate koju tellida. Nii, aga mis on sinu kõrghetk, mis on sinu madalhetk? Oi, ma ei teagi, kõrghetk, otseselt, mul on nagu hästi chill nädal on, mul on täiesti rutiinne praegu, et ma olen Kelaniga nüüd üle 6 aja olnud, Siimu pole, et meil on kuidagi täiega mingi rutiin tekkinud, täiega toimib, et võib-olla kõrghetk ongi see, et kuidagi kodu hakkab vaikselt valmis saama ja kõik on kuidagi rutiinis ja seda elab mingit elu ja kuidagi chill. Mina arvan, et kõrghetk oli ka see, et me saime Austraalia piletid müügile. Ja nii hull, et Perthi piletid on juba peaaegu või pool on ära müüdud. Sydneysse ja Gold Coastile veel on, aga aega tegelikult on ka mitu kuud. Et... Paljud ju tulid Eestisse, kes on Austraalias, praegu tulevad ju suveks Eestis, eriti laulu- ja tantsupidu on ka, aga igatahes tegelikult päris hästi läheb piletimüük võrreldes, see mõeldes selle, et lähme Austraaliasse. Lähme literally teisele poole maakera ja meil on, et tegelikult need piletid, tegelikult on hästi ostetud, lihtsalt vaata, me oleme harjunud sellega, et oleks seal 1 päevaga, on ju, et siis tegelikult meil läheb väga hästi ja ma üldse ei muretse ja kui inimesed vaata, et Austraalia dollarid ja eurod on natuke teised, et mõned mõtlevad, et meil on natuke kallid piletid, siis ma ütlen lihtsalt see, et kui maksud tõusevad, siis tegelikult me maksame väga suure osa lihtsalt maksudeks ära sellest summast ja pluss need lennupiletid lähevad juba põhimõtteliselt 6 tonni edasi-tagasi. Majutused, asjad, et tegelikult see ei ole isegi meie mingi rahateenimisprojekt, et me üritame nagu nulli tulla, et lihtsalt tulla sinna. Aga see on ikkagi väga lahe ja vaata, ma olen kogu aeg rääkinud, et ma hullult tahaks nagu mingi, et Sydneysse tagasi minna ja nüüd vaata, kui me planeerisime, et Sydneys me oleme ajaliselt tegelikult kõige kauem, sest me lähme suht kohe peale Gold Coasti, lähme Sydneysse on ja et mujal Perthis ja Gold Coastis me oleme paar päeva, aga Sydneys on vist 5, ma vaatsin enam-vähem. Ma olen mingi, vaata, sest kui mina seal elasin, ma olin 18. I didn't have any fucking money, ma ei saanud nagu kuskil käia või midagi teha. Ja nüüd ma olen juba vaadanud TikTokist, et oh my god, ma tahan täiega seda mingi Bondi to Coogee Beach, mingi walk, kus sa näed mingi vaalasid ja okei, ma ei tea, kas seal tol hetkel praegu näiteks näeb, on ju. Ja mingi igasugused asjad, mida ma tol hetkel ei näinud või et mis on nagu mega ägedad. Ja mina pole kunagi Austraalias käinudki, vaat kui kõik läksid Austraaliasse, ma läksin Inglismaale, et siis ma olengi nagu, et ma mõtlesin, ma kunagi satugi sinna, et mis ma enam nagu nüüd ei lähe ju backpackeriks, tal on üks laps tähendab ja 30+, et ma ei lähe enam backpackeriks Austraaliasse või kuskile farmi tööle.
et nüüd ma saan ikkagi selle Austraalia, nagu ma saan Austraaliasse minna, ma olen väga-väga excited. Saad sa aru, Sydney lähedal ma nägin TikTokis on siuke asi, et sa saad minna nagu Austri koolitusele, aga see on nagu siuke dinner, et sa oledki ookeani peal ja siis sulle tuuakse värskeid austreid nagu ja siis tutvustatakse, mis need austrid on ja saad oma mullikest juua ja mingid muud toite on ka nagu, et see on mingi mega äge. Issa, meil tuleb nii fun. Ma ütlen ausalt, vaata muidu ma olen reisides alati üks asi päevas ja I'm done. See Sydney reis. Booked and busy. Tavai, ma olen valmis ja ma olen ma tahan kõike kogeda seal tegelikult. Ja, et ma olen ka ja usun, et nagu Gold Coastil täpselt samamoodi, et meil on nagu Elina seal, kes juba nagu ütles, et ta tuleb meile lennujaama vastu ja mingi näitab meile, et aitab meil mõelda ja värki-särki, et selles mõttes, et ma arvan, võite soovitusi saata ka Perthi kohta, mida kindlasti võiks teha. Ja kus kandis ööbida, et seda, kus nagu Gold Coastil Elina juba soovitas, et Perthis, kus kandis ööbida niimoodi, et te võite meile soovitusi saata. Nii et me ootame, kindlasti jah, oli kõrghetk ja madal hetk võib-olla see nädal otseselt ei olnud, et on nagu chill olnud. Good for you. Sinu madal hetk? Ei nagu selles suhtes, et ma võiks öelda, et mul eile oli nagu siuke, see on kaudselt nagu pulmadega seotud, ma ei taha nagu siin kuidagi väga spetsiifiliseks minna, aga ütleme siis nii, et üks Märteni laste emadest no näha on, et ta ikkagi nagu väga pingutab selle nimel, et see laps ei saaks tulla sinna pulma, et alguses oli küll mingi ja muidugi ma nagu viin ta sealt ära ja vaata selles suhtes on väiksed lapsi, aga me ei saa sinna ju jätta nii kaua, kuni pidu kestab, et nad väsivad ära ja ei jaksa nagu tegeleda, et loomulikult need on algus kutsutud, aga mingi hetk siis keegi korjab need peale, on ju. Ja alguses oli küll mingi ja ma teen toon, on ju. Ja nüüd on mingi, me pole siukest asjast rääkinudki. Märten saadab screeni, ta on mingi, mida sa veiderdad? Ma ei soovi seda vestlust jätkata. Ehk siis nagu, päriselt nagu, et ta ütleb pole olnud, sa näitad talle, screen näed, siin me oleme. Siis ta mingi, mis on? Mida sa veiderdad? Et nagu reaalselt inimene, ma ei tea, kus ta taju on või midagi. Siis ta on lambist, Märten on mingi, kas me saame siis kokku leppida, et okei, sa ei saa tuua. Ta ütleb, et ta ei saa tuua, sest et kuna kõige väiksem laps, ei ole selles suhtes, ei ole kutsutud, aga ta on 4-aastane ja ta ei ole nagu oma selle vanaemaga nii palju kokku puutunud. Ta elaks ainult Märteni nagu küljes. See on väga raske tegeleda pulmapäeval. Meil on ju nii tihe plaan seal. Siis ta mingi, kuna teda pole kutsutud, ma olen talle nii funny päeva pidanud korraldama, et ma ei saa seda muuta. Ma ei saa tuua teda. Ta ei saa teda tuua isegi Pärnusse Märteni ema juurde. Märten, aga kus see fun päev siis sinu meelest toimub seal maal, kus sa elad või? Seal on nii detailne plaan sul metsa vahel, et sa ei saa nagu tuua last Pärnusse ära või? Siis ta mingi, mul on vaja 10 minutit, et rahuneda. Sa teed mulle nii, nagu reaalselt räägiks nagu fucking hälvari. Palun väga vabandust, ma ei taha öelda kellelegi halvasti, aga nõme ongi see, et pane enda ego kõrvale. Kui laps tahab sinna pulma tulla, see on talle kindlasti tore, mingi äge. Kas sa ei saa nagu vastu tulla või? Ja reaalselt räägibki niimoodi, ma ei soovi rääkida, mida sa veiderdad mingi, fuck sul viga on nagu tõsiselt ka. Ja Märten kardabki, et sellest lõpuks kulmineerub raudselt see, et ta on mingi, et ta ei saagi siis tulla, sest tema jaoks on šokeeriv, et Märten oma pulmapäeval ise ei saa kuradi Pärnust 50 kilti edasi sõita lapsele järgi, millest me räägime, on ju. Ja lõpuks ta sõnastab selle lapsele niimoodi, isi ei tahtnud sind sinna, isi ei toonud, ma tean seda, et ta teeb ju. Et see ajabki nii kettesse, miks seda vaja on nagu? Ma ka ei mõista seda, et ta on ikka päris pikalt ajusi nussinud. No jah, kui ta 4-aastasele kodus õpetab, et see on nii rõve tissi ja mallu abiellu, et siis nagu millest me räägime üldse? No ma ei tea, võib-olla siis kui tal endal mees oli, siis ta oli vahepeal rahulikum või? Siis ta oli chillim ja lihtsalt ongi, et ta peab mehe leidma endale ja siis ma mõtlen, et okei. Ma teen ise Tinderi kontod. Ma olen nagu pikalt või ma ütlesin ka, et okei, ma saan aru, et ta alguses võib-olla oli nagu salty, et võib-olla ta on veel üle saanud, aga nüüd te juba nii pikalt Märteniga koos olnud, et nagu time to move on või nagu miks ma vihkan inimesi, kes kasutavad oma lapsi nagu relvana, et lihtsalt ära panna, et okei, ma saan aru, et sa oled vihane, aga nagu ära kasuta oma laste relvana, et nagu sa paned lapse enda mingi tunnete. Aga ma arvan, et ta ei tee seda selles suhtes nagu meelega, vaid ma arvan, et ta elabki selles maailmas, et on ohver. Kõik teised veiderdavad. Temal on nii fun päev, kuskil võssis täpselt ära planeeritud. Veiderdad. Lõpeta ära ausalt. Ja ma ei kujuta ette, päriselt ma huviga nüüd vaatan, mis saab, kas pühapäeval
saab siis tulla või? Ma kardan, nii palju tema seda käitumismustrit vaadates siis ei saagi. Mul on kahju lihtsalt sellest teisest lapsest, ma tean, et ta väga tahaks tulla ja nagu teistega mängida ja et ta saab ju läbi vaata sinu lastega väga hästi, et see on nagu kurb. Nii et aga jah, ma tahaks öelda, ära lase nagu endast ehitada, aga eks ikka nagu kaua sa ignoreerid sellist nagu ja sa elad selle kõrval kogu aeg, et see võib päris keeruline olla. Aga samas sul tuleb best day ever. Ja ei no seda muidugi, lihtsalt ma nagu ausalt ma ütlen, ma imetlen seda Märteni kannatlikkust, sest et ma näen ju nende kirjavahetust on ja ma ütlen ausalt, mina ise, ma vist võtaks telefoni, ma oleks mingi, aga how about eat shit and die? Aga loomulikult ta ei tee seda ja siis ta mingi vastab üli rahulikult ja mingi, et umbes, et okei, ma saan aru, et sa ei saa nagu viia, aga kas sa saaksid vähemalt Pärnus süüa? Ma oleks lihtsalt mingi mida iganes, no näis. Ei, ma kujutan ette, ma oleks ammu vist kõik alla ajanud autoga. I'm close. Võssis. I am close. Et ühesõnaga, jah, et on positiivsed aegu, on mitu positiivsed aegu. Aga pühapäeval tuleb positiivne, siis tuleb kõrge hetk. Nii et lähme siis kirjade juurde. No aga lähme. Nii, see ei olnud nagu maasikasiirup. Hei, hakkasin teie podcasti kuulama ammu, aga poole pealt. Siis ei kuulamine mingi hetk katki, aga nüüd otsustasin uuesti alustada ja seekord algusest peale. Olen jõudnud juba 34. osani ja kui seda kuulasin, tuli ka mulle üks lugu meelde, aga mitte pissine, vaid jobine. Olen oma poissõbraga koos olnud 2 aastat. Suhte alguses olin veel pikka aega pillidel, aga kuna oleme mõlemad gümnaasiumis ja lapse isu ei ole just eriti suurt, siis kasutasime vana head ütle ette ja tõmba välja meetodit. Pull and pray. Kui te küsite, miks me kondoomi ei kasutanud, siis ütlen ausalt ilma on parem. Kallikene, kui sa oled alles gümnaasiumis, palun kasuta ikka midagi rohkemat kui pull out game, sest et see võib töötada, aga mingi hetk see võib ka mitte töötada ja see on palju suurem probleem sulle. Võta pille näiteks, kui sa ei taha kondoomi kasutada. Kui sa kondoomi tõesti ei taha kasutada, sest et keegi ei taha tegelikult otseselt kondoomiga seksida, see ei ole fun, on ju. Et keegi ütles ka, et sa ei taha ju kummikinnastega lille nuusutada. Maskiga. Või sa taha, jah, maskiga linnus. Mina õpetasin sulle seda väljendit. No võib-olla, või siis keegi ütles kummikinnastega mingi süüa või ma ei tea, mingi see teema. Iga kord, kui asi hakkas lõpupoole minema, ütles mu noormees, ma tulen, sest ta tõmbas alati õigel hetkel välja ja maandus mulle kas kõhule või seljale. Aga ühel hetkel, ma ei tea, mis mu peas toimus, tuli mõte, prooviks korra ära, et laseb suhu. Mõeldud tehtud. Ta ütles, et nüüd tuleb ja mina suu lahti nagu ootaks mingit maasikasiirupit, aga ütleme nii, et see ei olnud mingi vanaema keedetud moos. Nii kui esimene lärts suhu jõudis, tekkis mõte, kui palju seda veel on. Tahaks räigelt ketti panna. Paar sekundit hiljem oli mu suu täis seda sooja ollust, mis kõditas mu kurgunibu. Panin suu kinni ja öökisin 2 korda. Õnneks oli prügikast kohe laua all ja ma pole vist kunagi kiiremini jooksnud. Sain selle suust välja enne, kui päriselt midagi juhtus. Ütlesin kohe, et seda ma enam kunagi ei tee. Ausalt, ma ei saa aru, kuidas mõnele naisele see meeldib ja need seda isegi alla neelavad. Juba lõhn ajab mul nina krimpsu. Jah, olgu, ma tean, et mehel alati selle maitsete lõhna mõjutab tema eluviis, aga minu noormees sööb tervislikult, ei suitseta, joob alkoholi umbes 4 korda aastas ja teeb sporti. Ma ei tea, kas kõik mehed maitsevad nii, sest tema on mu esimene ja mina tema esimene. Aga nüüd ta naljatab, et enne seksi peab ananassi sööma või kui ma musu võtan, siis ta ei ütle, kui tuleb. Õnneks on jäänud naljaks. Aga kui mopsu võtan, nagu suhu või? Võtan mopsu. Ma mõtlesin mopsu nagu musu. Issand jumal, mõtle, kui aega ütlen, tegime mopsu. Tegin Mardiga mopsu. Ei. Oh my god, ei, mina tean ka, et mops on ikka nagu musu mops. Musu mops, jah. Issand jumal, ma ei tea, mida inimesed must arvad, raudselt ma valesti kasutanud seda. Kindel on see, et seda viga ma enam ei tee ja pärast seda mõtlesin küll, et mis mu peaga toimus. Aga ju siis oli tuhin peal ja tahtsin ära proovida. Oleme siiani koos ja olen kindel, et oleksime ka siis, kui ma oleksin ketti pand. Elus tulebki kõik järgi proovida, et teada saada, mis sulle meeldib ja mis ei meeldi. Jah. Aga ega see sperma neelemine tõesti nagu meelakkumine ei ole, et ma tean öeldakse, et see on eluviisiga seotud, aga tegelikult ma arvan, et see midagi on selles koostis osas, see ei saa ju maitseda nagu mingi... See tekstuur ja asjad ei ole nagu... No jah, aga vaata selle, issand jumal, see on nii TMI... alla neelamisega on nagu see, et nagu vaata, kui sa tabletti alla neelad, sa ka ei taha seda neelata, aga sa ei tohi hingata lihtsalt neela. Oh my goodness. Keegi ei söö praegu sellega. Ei ütleme jah, et vaata, nad on noored ka, et siis neil on see, et veri vemmeldab. Veri vemmeldab ja tahaki mingit
lollusi proovida. Mitte lollusi. Lollus, mõnele meeldib. Äkki tal, vaata ei tea ju kunagi, mis meeldib. Äkki tal oleks väga Ja meeldib. maitsid Siis on- kobriliks hommikust õhtuni. What? Ühesõnaga, maitsed on erinevad ja mina seda ei taha. Ma lihtsalt tõstin selle kausta nüüd õigesse kausta või selle kirja õigesse kausta, et mina nüüd siin õigesse episoodi said 4. me oleme 3. Upsi. Nii, terrass. Tõstin selle õigesse üle ümber ka. Söö pitsat. Hei, ma olen teie fänn juba pikki aastaid, aga siiamaani pole olnud nagu miskit kirjutada. Kuna aga Malju nüüd kogu aeg oma terrassist jaurab ja Märten lisa ehitab, siis tuli täielik vajadus kirjutada oma terrassist. Ma olen pikalt sellest unistanud, et hoovis oleks terrass koos väliköögiga ja kümblustünn kuskil nurgas. Olen sellest rääkinud, mõelnud ja no mida kõike veel. Otsustasin, et sel suvel võtan see asja tõsiselt käsile ja teeme ära. Ah jaa, mul on mees ka. 15 aastat suhtes, abielus ja 2 last. Tegin plaani, tellisin materjali ja no hakkame pihta. Mees vaid vingub. Tema väsinud ja jälle ma tüütan või pole talle piisavalt võrdväärne abiline. Üks kamma ja teise otsa. Ses suhtes tõesti kohutav. Tuled töölt väsinud ja siis kukub mutt kamandama. Siis ei jaksa see 2 kivi korraga tassida, mis mõttes ükshaaval. Igatahes see päädis lõpuks sellega, et saatsin ta kukele. Ütlesin, et hea küll, teen ise terrassi. Tegingi 40 ruutu ise, keegi ei aidanud, 2 töö kõrvalt, panen pildiga manusesse teile, ainult teile. Nüüd muidugi uus mure. Mehele see nii õrn teema. Pean ikka ette vaatama, kellele mainin, et üksi tegin. Hea kui üldse ei mainiks. Igatahes me naised oleme võimsad, eriti kui midagi tahame või keegi välja vihastab. NB, ma tean, et ma pean ta maha jätma, küll ka see hetk lõpuks tuleb. Teie keskealine fänn. Ta pilti kahjuks ei pannud. Ta pani küll, ta saatis hiljem, ma lisasin selle ka. Pane ta nimi otsingusse, et päris ilus oli see, sest et... Uskumatu, et okei, tegelikult see on väga seksistlik öelda. Uskumatu, et naine suutis terrassi ehitada. Oh my god. Jaa. What? Ma ei oleks elu sees osanud niimoodi. Ei no kindel ei. No Vau, YouTube'i abiga võib-olla kuidagi saab, on ju. Ja, aga see tundub nüüd ikkagi korralik ja hea. Aga minu meelest see on nii lamp, et ta mingi mees, mi kaasa ei ole mul võrdväärne abiline. Esiteks, ütleme nii, et tundub võrdväärsem, sest ta tegi selle valmis erinevast sellest. 2 töö kõrvalt. Ja mis mõttes naine ei jõua 2 kividassi? Miks ta peaks üldse? Tõesti. Mis kuradi... Mul on hea meel, et sa vähemalt saad ise aru, et mingi, et need teed lahku lähevad, sest et suhtes võiks ju ikkagi teineteist abistada, et muidugi ma saan aru, et peale tööd kõik on väsinud ja võib-olla ei jõua nii kiiresti, aga no elav näide, kui see naine jõudis üksinda selle valmis saada. Ja nüüd on see, et ei tohi siis mainida, et mehe ego on riivatud. Aga tee ise siis, kui ei sobi. Ja, et kui sa oled nagu, et minu arust oleks just, et et mul naine nii tubli vaadake, et ma ei tea, mul ütledki, et mul oli kiire, ma ei jõudnud, et võttis, tegi ise selle ära, et mul on nii lahe ja andekas naine, mitte see, et nagu... Et ma räägiks kõigile. Vaadake, mis ma ehitasin. Mehe käest palusin küll abi, aga noh, mõttetu jors nagu ta on. Aga siin on minu ehitatud terrass ja ma ütlen ausalt, väga ilus terrass, hea töö, super. Ja see peaks sulle näitama, et sul ei olegi sellist meest vaja. Tule ehita uus maja kas või? Ei, literi Lätis point sa võid selle majaga ehitada. Tundub ju, kui ta juba põhja sai tehtud, vaid veel seinad püsti ja... Easy. Et selles suhtes et ma olen täiega selles eras, et ära ole kellegiga koos olemise pärast, et ole koos, kui sul on, nagu see kehtib nii naistele või meestele, et kui see inimene toob see rõõmu, te teed nagu, et te tahate koos asju teha, ma ei tea, toetate üksteist, aitate üksteist, olete olemas, teil on reast lõbus koos olla, kui sa oled lihtsalt sellepärast, et mul oleks keegi soojendaks mul voodit, siis nagu, ma ei tea, osta see hot water bottle ja viska see voodisse, see teeb ka voodi soojaks või ma ei tea. Ja kui laste nimel ollakse, et ta on hea isa, kui ta on hea isa, siis ta on hea isa peale lahutust ka, et saadki endale. Saab omas kodus hea isa olla ja sina saad omas kodus hea. Oma ilusas kauni terrassiga kodus. Täpselt. Nii et kui mul on edaspidi terrassi vaja, ma tean kellele. Ei, literi Märtenil liiga palju muid tööid tuleb peale. Nii, minu salajutt. Tere Malju ja Kristina. Salajutud on must have iga nädalane kuulamine. Teete ägedat asja. Nüüd aga asja juurde. Minu lähedane pereliige on oma lapse isast lahkuminemisest saadik kardinaalselt muutunud. On ju mõistetav, et selline asi mõneks ajaks elu pea peale keerab, kuid sellest on nüüdseks möödas juba mitmeid aastaid ja minul süveneb mure. Mitte niivõrd enda pereliikme pärast, seda muidugi ka, vaid eeskätt tema lapse pärast.
näen, et laps ei mahu enam tema ellu. On alati kellegi hoida. Tihti ja suurima heameelega vaatan last ise, kuid kui mina ei saa, teevad seda ka teised pereliikmed ning tema sõbrad. Lapse isaga veavad nad vägikaigast. Ja paraku ka issi juurde laps enam ei saa, sest lahku minnes kolis minu pereliige sisuliselt teise Eesti otsa, kus elavad kõik meie pereliikmed. Isale see pähe ei mahtunud ja nüüdseks talle uus elu, uus kaaslane ja ka sinna laps ei mahu, kui võib nii öelda. Saan aru, et üksinda last kasvatada on raske, aga pereliikme ainult endal elamine on tohutult kurb vaadata. Töö kõrvalt on vaba aega küll, kuid ka siis alati lapsega kahjuks aega ei veeda. Ikka ja alati muud tegemised ja sõbrad. Isegi kui lapsega kahekesti kodus, siis on ta ninapidi telefonis ja vaid omad toimetused. Vaatan teda alati hea meelega, aga laps ju vajab oma vanemaid. Hiljuti ütles ta mulle juba ka emme. Mul käis südamest tohutu torge läbi. Oma süda on antud olukorra tõttu raske. Mis siis veel laps peab tundma? Kuidas üldse puudutada sellist õrna teemat? Kuna pereliige on elust üpris kergekäeliselt inimesi välja lõiganud, siis ma julge seda väga ka teha. Kardan, et minuga juhtub sama ja laps minul enam hoida pole. Samal ajal olen mõtlen, et kes olen mina, et üldse öelda, kuidas oma last kasvatada või mis on õige või vale. Ilmselt parim, mida ma teha saan, ongi lapsel olemas olla ja that's it. Tunnen ennast veidi nagu haldjast ristiema ja mul ei ole ka seda kuidagi raske teha. Sai pikk kiri, aitäh kui loete ja mõtteid sellel teemal on jagada. No mina arvan seda, et kui sa ütled, et tõesti on selline inimene, kes kergekäeliselt välja lõikab inimesi, siis ära hakka torkima, sest et siis sul kaobki see ligipääs ära lapsele. Ja kaob lapsel see üks konstantne inimene veel. Et sa ei pea temaga nõustuma ja see ongi nõme, aga kui ta ei kannata kriitikat ja sa võid tänu sellele lapse, et sina kaod ka ta elust ära, siis ära ütle midagi ja kokkuvõttes on see, et sa ei saa inimest muuta. Et kui ta ei hooli oma lapsest, nagu siit kirjast tundub, siis ta isegi kui sa ütled, ega siis ta ei hakka üle öö võib-olla hoolima ka. Ma arvan, et asi võib-olla ei olegi selles, et mitte ei hooli, aga et ma arvan, et see ongi see, et kuidagi muu elu äkki tundub nüüd põnevam, ma on single, blablabla, tahaks igal pool käia, mingi teha, on ju. Et ma arvan, et miks ta need inimesed on välja lõiganud, kui keegi seda tähelepanu nagu sinna juhib, ongi võib-olla endal süütunne, ilmselt ta natukene mõistab seda ise ka. Aga kuna kirja autor siin ütleb, et ilmselt parim, mida ma teha saan, ongi lapsele olemas olla ja kui see ei ole ka vastumeelne talle, et ta on nõus seda last hoidma ja tahab temaga aega veeta, siis ma arvan, et sa ei saa kedagi sundida lapsega koos olema, sest kui sina enam temaga ei suhtle või tema sinuga, siis see laps on lihtsalt, ma saan aru, kuskil sõprade hoida, on ju. Et võib olla kuidagi ääriv. Mina ei torgiks, kui ta on selline, et sest et ma arvangi, et kui sa hakkad kellelgi mingit vanemat hakkama rääkima, kuuled, et mina arvan, et sa ei kasvata oma last piisav. Et ma ei arva, et sa niimoodi lähed, aga kui ta juba... Selle ta loeb välja. Ja selle ta loeb välja ja ta tunneb, et sa ründad teda ja minust, kui sa ründad lapse vanemat kasvatusteemal, siis kõik võtavad, kõigi tuleks mulle ütlema, et ma olen siit tema õigussaks hambasse. Ja ei, muidugi see on tundlik teema, aga võib-olla näiteks midagi sellist, et ta täna rääkis nii mitu korda, et ta igatses siin või midagi sellist, vaata, et see ei ole otseselt nagu rünnak, sa ei avalda mingit oma nii-öelda, et nagu lapse seisukoha pealt ta täna rääkis sinust seda või kuidas te seda koos tegite ja talle väga meeldis, et võib-olla midagi see, et võib-olla ta siis mõtleb teinekord, ma teen siis ka veel midagi sellist. Paljud unustavad seda, et ei ole tegelikult ainult nii-öelda isad need, kes näiteks kui vanemad lähevad lahku, et taast on et isad mingi lähed ära ja neil on mitte savi, aga nad hakkavad laadida, ma olen free, on ju. Aga on väga palju emasid, kellel on see, et tšau, paka. Ma tean, et minul oli ka kunagi üks ema sõbranna, kes jättis oma lapse siia, lapse isaga isalt läks välismaale, minust on elanud seal juba mingi 20+ aastat ja laps nüüd vist on paar korda tal külas käinud, nüüd see laps on täiskasvanud ka, aga ma tean, et kolis ära ja tõesti oli savid, ütles, mina tahan minna oma elu elama. Ma reaalselt tean sellist olukorda, kus mees suri ära vähki ja naine andis oma lapse lastekodusse ja läks minema. Nii et emasid on igasuguseid. Et täpselt, et ei ole ainult see, et umbes. Aga positiivne on see, et kui sina oled nii suure südamega inimene, et sa suudad nii-öelda, ta on vist pereliige, lähedane pereliige, et see laps on ikkagi sinu pereliige ja sul on aega ja
ressursse ja tahtmist temaga tegeleda, siis ma arvan, et võtagi seda nii, et sa ei saa midagi teha, aga sa oled selle lapse jaoks kindlasti väga oluline ja ma arvan, et see on tegelikult põhiline, et kui see laps on kunagi suur, siis ta saab väga hästi aru, mida sa tegid tema jaoks ja ma arvan, et see on ilus. Jep. Järgmine kiri on dilemma 2 mehe vahel. Lugu siis selline. Olen oma elukaaslasega koos olnud juba 3 aastat. Ta on ise väga hea südamlik ja rahulik inimene, kuid minu jaoks võib-olla natuke liiga rahulik. Ta ei tee komplimente ega vii kohtingutele, kingitustest rääkimata. Samas temaga koos elamine on stabiilne ja mugav. Mõnda aega tagasi ilmus minu ellu ka minu eksmees. Algu suhtlesime lihtsalt läbi neti ja siis hakkasime kokku saama. Mõlemal oli arusaam, et niikuinii see kaua ei kesta. Asi arenes väga kiiresti, väga kaugele. Nüüdseks on ta minusse armunud ja külastan teda nädalas paar korda kindlasti. Elukaaslane ei kahtlusta midagi, eks teab, et ma olen elukaaslane. Eks on iseloomud täpselt nagu minu arust üks mees olema peaks. Ta teeb kogu aeg komplimente, viib kohtingutele ja huvitub minu hobidest. Küll aga temaga kokkukolimine oleks keeruline, sest et minu kogu pere on väga lähedane mu praeguse elukaaslase perega. Mu süda ütleb, et peaksin siiski eksi juurde tagasi minema, kuid mõistus ütleb, et peaksin jääma stabiilse elu juurde. Mida teha? No ma arvan, et see mees, kellega sa praegu koos oled, sellega sul ilmselt nagu nii pikka pidu ei ole. Et noh, kui sa ütled, ta on rahulik inimene, aga ei tee komplimente, ei viidi, noh, et ta ei tee neid asju tegelikult, mida sa tahaksid suhtest. Nüüd on muidugi küsimus, et miks sa oma selle eksiga lahku läksid. Jah, ta on ju põhjusega, eks. Jah. Et noh, võib-olla okei, võib-olla on ju juhtumeid, et kus leitakse oma mingi vana armastus ja iial ei tea. No näiteks Ben Affleck ja Jennifer Lopez abielust uuesti, siis läksid uuesti lahku, siis nad saad aru, et eksiga ei tasu kokku tagasi minna, aga noh. Mis nad abielust uuesti veel? Läks lahku, ei, läks lahku uuesti. Nüüd läksid või? Ja. Et sellepärast ongi see, et 20 aastat hiljem kõik olid mingi, oh my god, nad leidsid üksteist, nad abiellusid ja nad läks lahku. Iial ei tea ja ma mõtlen lihtsalt seda, et okei, kui sul praegu tundub, et see eks on nagu nii palju parem ja te klapite nii hästi, noh, siin ongi see, et sa ei ela taga tegelikult ka praegu koos on ju, et kaugustest tundub kõik alati väga tore. Ja. Aga ma arvan, et oma selle praeguse mehega sa peaksid anyway lahku minema. Jah, et ära ole pere pärast koos, ega su pere ei ole temaga suhtes, sina oled temaga suhtes. Et kui nad saavad nii hästi läbi saagu jumala eest, ega see lahkuminek ei pea midagi muutma ja sina, noh, ma arvan, ära kiirusta selle eksiga ka nagu kokku, et mine kõigepealt praeguse mehega lahku, vaata, mis värk on, kuidas tunne on ja noh, võtke rahulikult seda asja. Suhtes see kohe nagu ei ole ka hea, et võtagi enda korter, kui sul on need võimalused ja ela üksinda ja teidigi siis oma eksiga ja vaata, et ära nüüd kohe oma eksi juurde sisse kolis, see ka ei ole ka normaalne. Jah, ma arvan ka. Parklavent Snickersiga. Tšau, Malju ja Kristina. Mul on teil üks lugu, mille peale ma ise ka ei oska öelda, kas mul on deitimises halb õnn või mingi universaalne needus. Kohtusin kutiga läbi Bumble'i. Profiil oli nagu okei, mingi pilt, raamatu ja koeraga. Bio ütles, ma ei usu small talki, ainult süvavestlused. Mõtlesin, et noh, kõlab veidi nagu inimene, kes võib sulle 6. minutil hakata rääkima oma ema traumadest, aga vähemalt pole mingi tšau, mis teed. Kutsus mind kohtingusse, Rimi parklasse. Ei, mitte kohvikusse, ei jalutama fucking parklasse. Kui ma küsisin, miks, siis ta ütles ainult, seal on chill. Seal on chill. Üli chill, lihtsalt. Chill. Läksin kohale, ta istus autos, kõrval istuja uks ei käinud isegi lahti. Ronisin siis taha ja roomasin läbi auto esiistmele ja ilma igasuguse sissejuhatuseta andis ta mulle Snickersi. Ta ütles, ma ei kingi lilli, aga Snickers on nagu aus. Ma olin veidi šokis, aga noh, ju siis Snickers. Võtsin vastu. Ta hakkas kohe rääkima, kui imelik tänapäeva maailm on ja kuidas inimesed kardavad vaikust. Vahepeal jäi täiega vait ja vaatas mind nagu testiks. Ma hakkasin mingi hetk lihtsalt vabandusi otsima. Ütlesin, et mu telefoni akku on tühi ja pean minema, kuigi see ei olnud isegi loogiline. Enne kui ma autost välja sain, vaatas ta mulle pikalt otsa ja ütles, kirjuta mulle. Ei, rohkem polegi temast kippu ega kõppu. Snickers on senini mu öökapi sahtlis, kui sealt aeg-ajalt midagi muud haaran. Igatahes olete super. Mu ainus lohutus kogu selle jama juures on see, et mul on vähemalt lugu, mida te võib-olla loete ja naerate. No Snickers on aus. No samas ma eelistaks lilli, aga samas Snickers on hea. Ma ei ole ammu Snickersit söönud. Mina ka ei ole, kui ma praegu mõtlen, halb ta ei ole. Võtaks isegi praegu väikse. Kui selles ma tegin kunagi ammu story ja see oli nii funny. Ma olin nagu, inimestele väga meeldis see story. Ma mõtlesin, et okei, Snickersit no tõesti Stixi vaata vahepeal võib-olla tahaks, kuigi ma ei ole neid mõlemaid ammu väga söönud. Aga ma ei tea mitte ühtegi inimest maailmas, kes läheb poodi ja oleks
täna tahaks marsipatooni. Marsipatooni võib-olla rohkem. Kas sa tead kedagi, kes tahaks Bounty't? Tean, mõndadele meeldib kookus. Aga minu jaoks oli Ei no see, et kookos tere, ma jaaga. tahaks marsimehe kuradi šokolaadi. Okei, Kas marsipatooni. müüaks üldse marsišokolaadina? Ma ei tea, aga nagu ma arvan, et ei müüda, sest et keegi ei olnud, et ma lähen poodi. Ei, te oled kodus, täna tahaks marsi. Tead, mina viimati marsi sain? Siuksed kommipakid on, kus on need Mini. pisikesed mingid... Snickers, Bounty, ja. mars. Siis ma sõin marsi, aga tõesti, et ma läheks aga ma ütlen Bounty'ga sama asi. Ma ei kujuta ma ei näe ennast astumas poodi. Bounty jäätis on küll, jah. Ma ei ole söönud seda. Ma ei ole üldse Bounty fänn, aga lihtsalt ma ütlen, et pisikesi ma ka olen ikkagi mingil määral söönud kunagi. Ma kuidagi ma olen nii fitness queen, vaata, et nagu kuidagi ma olen enda peas seal ära, nagu, et kui ma poodi lähen, siis ma ei osta endale nagu, ma ei lähe osta mingit Snickersit. Väga harva on see, et ma olen ostnud Taimi šokolaadi väga-väga harva. Kas sa saad aru, ma käisin Kaarautos üks päev ja seal olid pisikesed Taimi kommid. Mine, vaata Taim, seda mul tõesti vahepeal istub, aga ma ei ole kuidagi mõelnud, et ma tahaks nii, et olen nagu tanklas ja ma võtan nüüd Snickersi ka, kui tegelikult see nagu kunagi ma täiega olen võtnud Twixi. Twix on seda pooleks ka teha. Sa oled meile mõlemale võtnud Twix. Ja. Twix on solid. Okei, nüüd me arutame lihtsalt šokolaadi. Kuradi 2 paksu koos, mis šokolaad sulle meeldib? Räägi enda eest, ma olen väga skini. See mees tundus hea selles suhtes sketš, et nagu tahtis olla võib-olla, ta tahtis olla nagu, ta tundub täiega see cool, vaata, et chillime Rimi parklas, see on chill, ma ei too lilli. Tead, ma ei läheks kohale, kui kellegi bios oleks, et only süvavestlused mingi... Aga ma arvan, et ta vist on minu Bumble'ist ka eest läbi käinud, sest ma mäletan sellist nagu... Kõik tahavad ainult süvavestlusi. Ei, ma mäletan sellist lauset, et mingi... Aga also ma ei läheks ka elu sees välja mehega, kui ta ütleks mulle, et saame Rimi parklas kokku. Kui selle lause teine pool ei ole, et saame seal kokku ja jalutame näiteks restorani. Mida ma teen suga kirve mõrtsukas oled, neeru tahad varastada. Uks ei käi lahti, room on taga istmel. Ei, see on see, et lähed Rimisse, võtad seda riisimakra salatit. 1-2 istub parklas, üli chill. Üli chill nagu. Siis see magustad üks Snickers ja mis viga? Teit nagu teit, ainult 2 euri läks. Super, tutvutud. Nii. Minu korda, ülestunnistus. Jagan teiega ühte enda öist seika ja kui te arvate, et see tuleb seksikas öine seik, siis pean kahjuks pettumuse valmistama. Natuke aega tagasi olen külas minu vanematel. Enda lapsepõlve kodus. Magasin enda toas õndsat tund, kui minu unenägudes siilis salapärane unenägu, kus jooksin enda sõbrannaga võiduvetsu, et kes saab esimesena pissile. Kuna mul oli seal unenäos suur häda, siis olin väga õnnelik, et võitsin võidujooksu ja sain esimesena potile. Lasin seal potil siis põie valla, ainult et õnn jäi üürikeseks, kuna avastasin, et kahjuks see pissimise osa toimus päriselus. Nii ma siis ärkasin üks hetk suures soojas loigus. Ise olin hämmingus, et kas tõesti see juhtus just minuga. Eks seda on ju väiksest saati räägitud ja selle üle nalja tehtud, et kuna see vetsu potti näed, siis jumala eest ära seda kasuta. Hakkasin siis seda kiiruga koristama, sest ei tahtnud, et imbuks veel enam madratsi sisse. Nii ma käisin siis paljalt enda toa ja vetsu vahet võttes ükskordselt vetsupaberit ja jälle seda potti uputades. Kuniks siis üks hetk tagasi enda tuppa minnes läksin enda toasse, enda pimeda toasse läksin kummuti vastu ning kirstordil ajasin sealt maha pokaali, mis kukkus põrandale 100 killuks. Lisaks kusaloigule hakkasin siis kell 3 öösel enda põrandalt veeloiku ja klaasikilde koristama. Järsku kostus elutoast kõva ja kuri hääl. Mis sa teed seal? Nimelt oli mu ema läinud öösel suurt tuppa magama, sest isa norskamine oli nii valjuks läinud ning ta oli mu öist sahmimist kuulnud. Paanikas ja hirmus, et ta ei tuleks mu tuppa uurima, mida ma seal kolistasin. Vastasin kiiruga, et kass ajas pokaali kummutil maha ja koristan seda. Õnneks selle kassil juba oli selline reputatsioon, et kõik teadsid, kuidas talle meeldib erinevaid vaase ja nõusi laudadelt maha tõugata. Ning ema jäi selle vastusega rahule, sest enam ta mulle midagi ei vastanud. Mõni aeg mässasin seal veel ja hommikul ei osanud keegi kahtlustada, et mina oma täiskasvanu eas sellise episoodiga tegelesin. Kassist muidugi oli kahju, sest tema oli jõudnud kõigile hommikusöögi lauas rääkida, kuidas kass öösel pokaali ära lõhkus ja kõik selle peale kassi narrisid. Peale seda on jäänud minu sisse trauma, sest kardan, et seda võib veel juhtuda. Nii et nüüd ma käin enne magaminekut vähemalt 3 korda vetsus. Iga kord öösel ärkan üles ja tunnen, et kas või väike piss häda, siis tõusen üles ja käin vetsus, sest et ei usalda enam kunagi enda põit. Kas teil on ka kunagi midagi sellist unenägudega juhtunud? Aitäh meelelahutusliku podcasti eest.
no Ei, ma voodisse lapsena, kustnud no ei ole. lapsena mul oligi, ma olin vist äkki mingi 5, täpselt samamoodi nagu noas, et ma läksin nagu vetsu ja siis ma kusesin voodi täis ja peale seda ma ei ole nagu, kuidagi ei ole enam sellist asja juhtunud. Ma olen unes küll niimoodi olnud, et ma unes näen, et mul on siuke pissihäda. Ja siis ma teen silmad lahti ja saan aru, mul on nagu päriselt, Jaa. aga et õnneks ma võib-olla ei ole unes seda vetsu leidnud. Vaata. ja ei, mul oli lapsena ühe korra ja peale seda ma sain aru, et kui unes ikkagi näen vetsupotti ja nüüd mul on Siis stay away. ja ma olen ju vist rääkinud podcast'is ka, et suht tihti, et nüüd kui ma isegi lähen nagu öösel vetsu läbi une, kui mul on pissihäda, siis ma ikkagi, tead, mis mu nipp on või? Ma katsun seina. Miks? No, sest ma ei ole kindel, kas ma olen nagu päriselt üles ärganud, ma olen nii unine. Kui ma katsud seina, tunned, et sein on päris, siis see toimib unenäos ka, katsu seina ennem. Ja kui sein ei toimi, või see käsi läheb läbi, siis ei ole päris. Mul on mingid sellised asjad, ma olen proovinud. Siuksed tips and tricks tuleb. Sest ma ei taha voodisse, kus. Ei no keegi ei taha, ma arvan. No võt, siis see ongi minu tips and tricks. Nii, grupiseks. Tere, jagan teiega lugu, kuidas ma kaudselt grupiseksis osalesin. Ühel kenal suvepäeval otsustasime sõbrannadega klubisse minna. Nii sai sammud seotud vana hea Shootersi poole. Shootersis kohtus mu sõbranna enda beach grindi armastusega. Paneme talle nimeks James. James oli Briti sõjaväelane, kes Eesti julgeolekut siin ajutiselt tugevdas. Ning kui leiad ühe sõjaväelase, siis on kindlustatud, et neid on seal ikka rohkem. Ehk siis Jamesi sõber Liam tundis huvi minu vastu ja no nii see õhtu meil sõbrannaga möödus brittide keskel. Jamesil ja Liamil oli ka sõber Tim, kes soovis väga meie 3. sõbrannat, aga tema kahjuks jäi sõbranna äraütlemise tõttu tühjade kätega ja oli ekstreemselt pahas tujus ning lahkus meie seltskonnast. Natukene Shootersis hõõrutud liikusime Tartu klubide vahel ringi ja järsku juhtus nii, et mina, Liam ja mu sõbranna ja James sõitsime ühes taksos brittide hotelli poole. Järgmisel hetkel on mu sõbranna hotelli ühe toa voodis Jamesiga ja mina Liamiga neist 1,5 meetri kaugusel teises voodis. Jah, ma seksisin enda sõbrannaga ühes hotelli toas. Õnneks erinevate meestega ja mitte oma vahel. See asjatamine on ikka omaette kogemus. Üritasin Jamesi urruauku iga hinna eest vältida ja mitte kuulata hääli, kuidas mu sõbranna suhu võtab ning samal ajal üritasin rahuldada Liamit ja ka ise seda kõike nautida. Ikka korralik rööprähklemine. Tunnistan, vahepeal oli tunne nagu osaleksin grupiseksis, aga sõbranna ja James ei olnud ainukesed, keda ma pidin vältima. See õnnetu üksik Tim magas 50 sentimeetri kaugusel minu voodist. Ehk siis ma pidin ka tema silmaklappe ja keskmiselt valjemalt norskamist vältima. Kokkuvõttes oli see kogemus ekstreemselt omapärane, aga Briti sõjaväelaste oskused on tasemel ja varustus ka kiita. Ehk siis rahuldatud või rautatud me sõbrannaga mõlemad saime. Seal kohal peame tänama NATO-t, kes need kullatükid meie isamaale tõi ja meile sellise kogemuse pakkusid. Lisan manusesse ka toaplaani paremaks mõistmiseks. Noh, see vaene Tim oli tõesti neil kõrvalvoodis. Ja kõigepealt oli selle mõlema nussimise keskel. Niimoodi, et nagu Tim, siis sõbranna Liam ja siis teine oli niimoodi. Ühesõnaga, ma ei tea, kas ma suudaks suga ühes toas nussida. I'm so sorry. Ma ei tea, kui kiimas ma peaks olema, et sinuga ühes toas. Erinevate meestega ka ühes toas. Tead, ma arvan, et see oleks lihtsalt see, et me hakkaksime naerma. Sellest ei tuleks midagi välja. Me peaks olema mingi maani mällaris, et nagu ikka naeraks. Siis see oleks veel hullem. Siis me lihtsalt röögiks naerma. Ma ei suudaks sulle otsa vaadata, kui ma tean, mul oleks samast toas. Ja sa oled mu seksi hääli kuulnud. I would die. I would die too. Oh my God. Ei, me oleme väga head sõbrannad. Ma võin su vaginat vaadata, aga ma siin seksin. See on too much. See on too much. See on too much, jah. Ei, aga no Timist on ikka kõige rohkem kahju. Samas, kui ta norskas. Ei, Tim on ainuke ohver siin kogu loos. Teised vähemalt said, mida nad tahtsid nagu. Oh jah, tõesti, aga aitäh NATO-le ka meie poolt siis, jah. Shout out to NATO. NATO on uus sponsor. Nonii. Mees on salapihkur. Teie show oli meeletult super. See on kohe üks päev peale show'd kirjutatud. No super. Teie show oli meeletult super. Midagi sellist pole veel kogenud. Olen oma kaasaga olnud koos 4 aastat ja kui muidu on kõik nagu muinasjutus, siis seksiolu annab ikka soovida. Suhte alguses nagu ikka oli seks imeline ja olime nagu nugised. Seljast maha ei saanud. Nüüd viimasel ajal olen märganud, et kaasa on hakanud end salaja rahuldama. Rahuldama. Aga nad kirjutas rahustama ju.
rahustama. Võib-olla ta rahustabki ennast. rahustab, ühesõnaga salaja rahuldama ja mitte, et seal midagi halba oleks, aga kui mina avaldan soovi seksiks, siis toob erinevaid vabandusi. Oih, ma nii väsinud, täna ikka ei viitsi, mul on tegemist ja nii edasi ja nii edasi. Mis tegemist sul õhtul voodis on? No tõesti. Ukten pisi. Jõle kiire hakkas. Ma pean ikka pesuga kujuma panema. Olen juba leppinud, et minu väsinud vibraatorist on saanud justkui minu abikaasa. Öösiti olen aga ärganud selle peale, et kuulen sahistamist ja kõvemat ohkimist. Algselt ei pööranud sellele erilist tähelepanu, aga kui üks öö oma asju ajas kõrval, siis tundsin midagi voolab mööda selga alla. See oli hetk, kus kargasin püsti ja nägin, et kaasa oli konkreetselt minu seljale lõpetanud. Kust otsast on see okei? Kas minu mees on selline salapihkur, kes siiani seksida ei soovi, aga lõpetab vastu minu selga? See on küll eriti alatu ju. See on väga alandav isegi. The fuck? Ja teiseks esiteks veel üks cringe asi. Kui sa tahad nii väga öösel pihku panna, have some dignity, mine mingi, ma ei tea, elutuppa või nagu, mida sa rapsid seal teise kõrval, kui teine magad üritab. Teiseks, mida sa häälitsed? Kujutad, et mees tahab pihku. Siis ta mingi, ma ei pööra tähelepanu. Mingi pisar silm. Nüüd ta ei saa seljaga ka olla, muidu saab kohe laadungi selga. Täiesti pekkis ju. See on alandav, seda ei tohiks küll teha. Mis meestega te koos, I'm so sorry, aga mis meestega te koos olete? Mis elu te elate? Minule tundub sellest kirjast on nii palju puudu, sest minu küsimus on, mis edasi sai? Jah, et sa olid nagu mingi... Ootasid hommikuni seal. Kas ta vaatas sul otsa, oli mingi upsi või? Või et kas sa üldse nagu lamasid seal edasi selgi jobine hommikul ärksid, tekk oli selja külge kinni liimunud. Crackid seda tekki pärast kõrvad. Appikene. Ei, see on wrong. See on tõesti. See ei ole okei. Kõigil ei ole selliseid, ma eeldan ja loodan, et teil ei ole teistel selliseid mehi. Ja kui on, siis kohvrid ukse taha. Ma iga päev mõtlen, et tegelikult nagu see single life ikka, no tõesti. Mõtle, kui sa ärkaksid öösel selle peale, keegi jobistab sulle selga. Mis järgmisega hakkab näkku jobistama või? Suhu niimoodi, et sa magad. Lõpeta ära. Appikene. Ja see ei ole mingi maasikasiirup. Nagu me teame. Pahaksen keefir. Jäädisu. Nii, jäädisu jah kõigile, kes söövad. Warning! Trigger warning, et see on nästi. Trigger warning, kõik on väga nästi, keegi ärge söögi enne seda, sest see on hügieen ja halb seks. Hei, Mallukas ja Kristina. Ma pole julgenud oma seksijutte jagada, aga aina rohkem teie episoode kuulates mõistan, et fuck it, I'm gonna share my story. Mu esimene tõsisem suhe oli meesterahvas, kes polnud kunagi ühegi naisega vist voodisse jõudnud. Seega tegi see hoopis minu rohkem seksi teadlikumaks, kui tema oli. Ühesõnaga, mul oli enne teda sekspartnereid olnud paar tükki. Esimene red flag oli kohe see, et ta tahtis kohe suht alguses püksi ronida, et endale linnuke kirja saada or something. Läks paar kuud mööda, nühkisime suht igapäevaselt ja olin selle perioodi jooksul umbes 1-2 korda ise kätte saanud, aga tema sai naudingu iga kord ja siis kukkus kohe magama. Ta isegi hoolinud naise vajadusest. Seega I had to finish the job myself. Sellele mehele jobistaks selga, kui saaks. Alguses mõtlesin, et okei, algaja mees, võib-olla algusasi. Aga läks mööda aasta. Vend oli ikka bad as ever ja oi kurat, aga hügieen oli selle ajaga langenud tõsiselt. Anyways, üks õhtu olime tema juures ja hakkasime asju ajama, et esialgu kerge foreplay, et asjad edasi liikuma saada. Ja siis asusime päriselt asja kallale. Veits aega oli mõttetut nühkimist, kondoomiga of course, ja siis teatas ta, kurat ma üldse ei saa niimoodi kätte, võta suhu. Ma olin veits šokis, aga noh, okei, off we go. Ronisin... See on mingi, ma ei šokis, aga okei siis. Ronisin sinna alla ja mida ma nägin. Eesnaha all oli korralik kogus juustu või kuidas iganes seda nimetatakse. Ma tahtsin oksel hakata. Ütlesin talle, sorry mees, mul on tõsiselt halb olla ja ma ei suuda seda teha. Peale seda läksin koju ja 2 päeva hiljem kirjutasin talle, et ma ei suuda enam seda teha ja sinna paika see mees jäigi. By the way, ta magas igal pool oma palja vendaga. Vahet pole, kas kellegi külas või oma kodus. Vent oli alati kõigile näha. Peace out. Jällegi, mida te teete? Nagu tean, et I'm not the one to judge, on ju. Aga nagu this is not okay. See ei ole okei. Ja millega te lepite? Mis asi? Ta ei leppinud ju. Seda küll, ja, aga nagu samas, kui see olete ka nii pikalt koos ja ta keeras kogu aeg magama,
ta samas thank God, sest et ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi näinud juustu ja mis ei asi taha see ka. on üldse? Ma ei tea, aga ma ei julge guugeldada. Ma kujutan ette, et see on nagu, ta ütleb mingi võidun nagu mingi valge Okei, lähme möga edasi seal lähme siit all. kirjalt edasi. Ups, oot, see on nimi. Aga see on mingi, krüpto, see ei ole ta päris nimi, ma arvan. Jah. Ei tasu juua nii palju. Oppikene, ma ei saa, mul on nii trauma. Tõesti, selle episoodi pealkiri peab olema, et kuulata omal vastutusel väga rõve episood. Lihtsalt see on hästi. See on nii hästi. Pane enne seda kirja. Warning. Trigger warning, et see on hästi. Trigger warning, kõik on väga hästi, keegi ärge söögi enne seda, sest see on munni jutt. Oota, kus me teada saame, mis see on? Pane otsingusse cheese stick. Okei, oota, ma panen. Okei, ma lähen järgmise kirja. Oota, mis sa otsid välja või? Oota, ma korraks vaatan. Thick cheese. Okei, õnneks siin ei ole pilte, aga siin on chocolate board, mis on juustust ja munni kujuline kui see. Ühesõnaga, tegelikult I don't want to know. Kõik ei pea guugeldama alati. Yeah. Mõtlesin, et jagan ühte mega ammu juhtunud olukorda enda elus, mis siiamaani ajab mul südame pahaks. Järgmine trigger warning. Appi! Aastaid tagasi, jah, olen nii vana, kui olin 18 ja korralik peomutt, nagu enamus sellises vanuses, sattusin koos sõbrannaga ühele 3-päevasele väliüritusele. Kun ise sõita ei saanud, sest tahtsime juua ja kedagi kainekaks väga tulla ei tahtnud, siis otsustasime, et telgime. Plaan oli jääda siis terveks nädalavahetuseks. Esimesel õhtul leidsimegi kuttide seltskonna, kes tundusid väga normaalsed. Jõime, tantsisime, chillisime, kõik oli fun ja tore. Silma ja üks tüüp, kes tundus teistest ägedam. Tundus, et me klappisime ja nii me siis seal sebisime. Ja lõpuks, kui ma olin korralikult täis, ka suudlesime. Kõik tundus täiesti timm. Temaga ma ilmselt kuskil edasi läinud ja läksin sõbrannaga meie telki magama. Nii tubli, eks. Saabus hommik ning olime kuttidega kokku leppinud, et chillime järgmine päev ka kõik koos. Pidime hommikust minema sööma ja siis kõik koos ujuma ja randa ja nii edasi. Saime siis endaga kokku ja eelmise päeva tüüp tuli kohe minu juurde kallistas mind. Ja oh my god, ma sain šoki. Kurat küll, kas ma olen pime? Kuidas ma ei pannud tähele, et sellel vennal polnud hambaid suus? Ei, mitte 1-2 hammast puudu, vaid terve esirida oli põhimõtteliselt kadunud, nagu ka mu väärikus tol hetkel. Oh suurepärane, ma olin ametlikult suudelnud kutti, kellel oli suu nagu vana inimesel. Ainult igemed. Haarasin peast kinni, teesklesin pohmelli ja peavalu. Põhjus oli hoopis vaimne trauma. Tegin kiirelt minekut sealt. Pakkisin oma 7 asju kokku, läksin koju. Ma pole vist kunagi nii kiiresti jalga lasknud. Sellele üritusele ma julgeks enam ka praegu minna, sest et see hirm, et hambutu tüüp ootab mind seal on nii hull, et ma parem istun kodus. Selle vene nime ma ka ei mäleta, aga tema hambutu naeratus jääb igaveseks minu ajusse. Loo moraal, vaata enne valges üle või veel parem joo vähem. Olge tublid, nime ei taha avaldada liiga, Mark. Nii haige on see, et mõtle, kui see mees või see kutt läks õhtu oma telki, ta oli mingi, oh my god, ma lõpuks leidsin naise, vaata, keda ei huvita välimine, et nagu ta aktsepteerib mind. Sa panid su tatti ka? Nojah, panin ju tatti ja rääkisid terve õhtu. Aga tead, vaata, kuna mul kuni 20 või isegi ma olin vanem, Mari oli sündinud, kui ma lasin oma esihambad korda teha, mitte mul puudu oleks olnud, aga mul olid esihambad sisse poole viltu ja nagu seda oli väga näha. Ja ma pean ütlema, et kui mul need korda tehti, siis mul võttis väga kaua aega, et hakata normaalselt rääkima ja normaalselt naeratama ja kõike seda tegema, sest ma olin harjunud ikkagi enamus oma täiskasvanu elu nagu, no kui ma naersin kuidagi niimoodi, ma rääkisin kuidagi nagu, sa räägid alateadlikult niimoodi, et sa kinda natuke nagu varjad seda. Ma kujutan ette, et kui sul ikka sahtel tühi on, küll sa ikka leiutad välja, et natukene varjate seda, et juba ei istu suure naeratusega kogu aeg, on ju. Ja ma mõtlen lihtsalt, ma ei ole kunagi vaata ise pidanud selle peale mõtlema, see on üks asi, mis ma elus on hästi läinud, et hambad on mul alati nagu normid olnud. Aga nagu see mõte hambutu vennaga suudlemist, tõesti ma ei taha diskrimineerida, ma saan aru, et hambaravi on kallis ja nagu tühja sahtliga. Kui ta oleks gei, siis tal oleks niimoodi lööki. Mõtle hambutuna, kui sa võtad suhu. Noh, ega naisel võid ka ju. Hambad välja lüüa. Ei, nagu tulakad mida. Ei sul viga. Ei, ma mõtlen aga sa võid ikka, aga nagu, mina ei tea, mul ei ole nagu peenist, on ju. Aga et kui suhu võtad, siis kui sul on hambaid, siis on nagu... Smooth sailing. Jah.
nojah, ma ei tea, kas muidu sa on nagu rehaga tõmbad. kas sa nagu sellepärast just keiks hakkasid, hambaid mul pole pooli. ja pop gay community. Pealegi gei mehed on just välimusele orienteeritud. Naised on rohkem siuksed, et okei, minu musu lasta olla hambud võidega ja ma ei tea, juustuga ja poolte varmasti. Räägi mitte kunagi enam. Ma ei taha mitte kunagi enam kuulda seda lauset, seda juust. Nagu don't ruin it, palun. No, sulle maitseb juust. Jah. Mitte see juust. Üldiselt. Kas sa oled kunagi suudelnud hambutu inimesega? Õnneks ei. Ma hakkasin mõtlema korraga. Ei ole. Kõigil on ilusti hambud. Kui siis ainult nii täis, vaata, et ei tea ise ka. Vaata, kui ta poleks temaga järgmine päev kokku saanud, ta poleks iial teadnud ju. Ütleks ka, käsi südamel pole suudeld hambutuga. Jah. Aga ei, mul sellist olukorda ikka pole olnud. Et nüüd loo moraalteele iga kord enne, kui te hakkate mehega kuskil suudlema. Mis festival see oli? Näita lai naeratus ette. Või tee hea nali. See on niimoodi pingsalt vaatu. Aga ei, ma tahaks teada, mis üritus see oli või mis festival see oli. Et teaks mitte minna. Ei, no et ikka minna. Kus hambutu on? No võtan ise ta. No äkki ta on pikk ja hea südamega ja. Jah. Küll need hambad. Hambad saab ju panna. Mul on see alati. Sõber, mis on Kristo. Ja Nordic Clinicus. Kliinikus. Kogu aeg nad teevad heategevust, asi siis sinu musul hambad suhu. Jah, et ma olen Kristole, et nagu Kristo, sa ju armastad mind ja sa taks ka me podcasti kuulama, et ma olengi, et Kristo, et kui sa tahad, et mul läheks elus hästi, ma leidsin perfect mehe, pane tal hambad suhu ja pole ära võtta ühtegi senti raha, sest et. Jah, sest et see on hea tegevus. Aga see on hea tegevus, sest et Kristinal on siis hea. Mees. Nii et see on hea tegevus. Jah, täpselt nii. Nii et kui keegi kuulab podcasti ja on hambutu ja ta on tegelikult alati mõelnud, et ta tahaks Kristinaga koos olla, aga ta ei saa, sest ta on hambutu, siis hit us up. Viime su Nordicus. Siis vaatame edasi. Viime su Nordicus. Siis viime koju. Aga sul peab hea südame olema, siis peab pikem olema. Ühesõnaga, pole hambaid, aga ole pikk ja hea südamega. Pole hambaid, pole probleemi. No aga nii on. Jah, mul on tegelikult juulis on aeg ka, et siis saame koos minna. Saad muisuga minna. No nii. Sul saab ikka super kuradi kandidaatuur. Täiesti pekis, ei nagu tegelikult I'm not that desperate, mul on nagu tegelikult üli hästi. Ei, aga tõesti tegelikult, kui see on ainuke probleem. Aga see on nagu funny juba, et see niuke skitt, et Kristin on mingi mõttetu vend. Ja teine asi, kui on juhuslikult mingi mees, kellel on näos mingi deformatsioon, meil on ka ju Mart teeb ka mõnikord pro bono asju, küll ta korda lapiks. Kui sa oled hambutu ja sügavalt moondunud. Aga hea südamega. Ja suuriga. Aga ilma juustuta. Siis ühesõnaga. Saada CV. Ja pane oma see kandidatuur, siis salajutud. Isse meil tuleb see totaalse muutumise kodu eri. Oh my god, aga see ongi nagu projektikas vaata, et ei võtagi endale nagu valmis meest, vaid nagu teed projekti ja siis, kas meil on mingi psühholoogist sõpru ka, et nagu mingi väike. Maarja õpib psühholoogist. No võt, Maarja teeb mentaalselt korda ja et kõik ei pea lihtsalt tulema, et võib-olla tulekski mingi projektikas võtta, vaata. Tead, mis mul tuli praegu ülihea mõte? Lihtsalt ma mõtlesin selle peale, et tõesti, kui kallis on hambaravi on ja kuna Kristo kuulab nüüd meie podcasti, äkki järgmine hooaeg saame kellegile kinkida väikse hamba või midagi. Ühe hamba. Mõnel on ainult üks puudu ja see on väga kallis tegelikult. On muidugi. Et nagu mingi, räägime Kristoga, ma arvan, et see oleks väga hea auhind kellegile. Jah, üks hammas. No, aga kui sa oled väga tore, siis äkki saab teise hamba. Ja kui sul on kaks hammast puud, no vaatame. Tegelikult jaa. Sest et selles suhtes... Ja see pea olema mees, et see võib ja, et ma mõtlengi, et me saaksime teha ju mingi eraldi lausa episoodi, kus me räägime mingi hambajamadest. See tundub väga fun, et Aga tõesti tegelikult ainult üks hambist teised lihtsalt hamba. Tõesti väga tore hambahald ja kuradi episood ausalt ka. Räägime, mul ei ole hammast. Võib-olla siis... Mul ka pole. Aga rääkides, Kelanil tuli just hammas ära. Esimene hammas ära, alt. Viimakas. Ja, siis ta oli mingi, oh no. Oh no. See on nii funny. Kas tal tuli haldias ka või? Jaa, euri sai. Nii teed. Aga teda nagu ei huvita raha väga. Ta nagu nii saab kõike, mis ta tahab. Me poodi, siis ta ei ole mingi oma raha. No veel ei ole varsti mingi, et aga no praegu on see, et ta lihtsalt valib, ma tahan seda. No, ja mis Marta viimane kord tegi, kui ma ta Kardo juurde viisin või? Ta ütles, et ta tahab Issile kingituse teha, et viis kotid ja taarat Kardo.
sest et ta ütles, et issi teab, kus need automaadid on. No vaata vist, kus sa saad mingi sisse valada, et Kardo vist teeb niimoodi, et korjab sinna kuuri alla nagu palju Jah. onju ja siis viib korraga. Ju siis Marta oli kaasas olnud. Igatahes ta oli mingi, ta on veendunud, mina ei tea onju, aga et issi teab ja issile väga meeldib ta ära. Nii et korjas meil maja peal käis asjalikult kuradi prismakott käes, kilekott käis, otsis, valas mingid lõppusid ja viis talle kotid. Ei no ma hakkasin ka nüüd taarat korjama, sest et ma olen muidu ära või saanud, okei, sorry. Siis Keter sõimas mu näo täis, oli mingi, ei viska taarat ära. Ja siis ma ostsin, mul on Lotšale, ostsin üks selle, nagu põhimõtteliselt beež pesukorv. Ja siis ma korran sinna ja siis ma mõtlesin, et saan ka ära viia, et ma nagu tõesti ei viitsi tegeleda. Või siis Keter viib ise. No Keter ütles, et ta viib kas ise ära viia, et ma arvan, et tema hakkab seda viima. Aga et kuna meil on nüüd mingi istumisi terrassil ka, et tihti on mingi taarat. Jah, kui mul on mingi istumine asi, et siis ma olen ikka eraldi kotti pandud, siis ma olen lihtsalt tõstnud prügikasti kõrvale ja keegi on selle sealt kaasa võtnud. Aga tegelikult peaks jah tegelema sellega rohkem. Lihtsalt nagu võtad mingi teise, ostad mingi teise ämbri, viskad sinna. Ja Marta saab, ma ei pea isegi ära viima, Marta viib ju Kardole nüüd pärast, nii et. Jah, no nii. Mina või? Jah. Tšau tüdrukud. Minu huvitav vahejuhtum sai alguse lennukis. Nimelt valmistusime perega puhkuselt koju lendama ja olime ennast just lennukisse sisse seadmas. Oluline on ka mainida, et mul on lendamise ees surmahirm ja valmistun alati õhkutõusuks nii, et püüan enda tähelepanu võimalikult hajutada. Stewardessid siblisid mööda vahekäiku edasi-tagasi, viimased inimesed kolistasid veel käsipagasi kohvritega ja mina üritasin higiste kätega lastele turvavöösid peale rahmeldada. Olen avastanud, et eriti just õhkutõusul pean kõrvaklappidest ekstra valjult midagi kuulama, et lennuki helisid summutada. Nii siis paningi rõõmsalt teie podcasti peale, kus parasjagu urisevast mehest ja tema patplaagist juttu tuli. Ühe kõrvaga suutsin kuulata ja teisega passisin närviliselt lennuki aknast välja. Me ju kõik teame, et lastega lennates on tähelepanu nagunii nende peal, seega üks hetk sain aru, et kõrvaklappides on vaikus. Kuna lennuhirm minu sees oli võimust võtnud, siis vahtisin kõigepealt 30 sekundit lolli näoga enda ees olevat tooli, kuni taipasin, et oota, kus heli läks. Avasin kobades telefoni seaded ja jõudsin Bluetoothi helini, kui märkasin järsku midagi uut. Minu iPhone'i taha olid haakinud ennast kellegi JBL kõrvaklapid. Oota, mis asja, kuidas see üldse iseenesest juhtuda saab? Vahtisin närviliselt kõrvalridadesse, siis sain aru, et minu patplaagi lugu mängis nüüd kellegi teise klappides. Kuniks minu silmad ristusid kõrvalreas istuva keskealise pereisaga, kes närviliselt oma kõrvaklappe uuris ja oli veel ehmunum kui mina ise. Muidugi ei taibanda ma enne süüdlase otsimist ka podcasti kinni panna, vaid krutisin volüümi nuppu üles, et ehk on viga mu klappides. Ja nii see 6-tunnine tagasilend alguse saigi. Vähemalt üks ära hirmutatud pereisa teab, et kuulan vabal ajal täisvolüümil patplaagi seiklusi. Okei, ma ei tea, kuidas see isegi juhtuda saab niimoodi. Ma ka ei tea. Ma võib-olla kogemata midagi seal kuskil vajutas. Connect mingi suvaliselt, kui rapsid seal lastega ja siis... Jaa, võib-olla tõesti. Sest mul näiteks vahepeal lükkab ette mingi kellegi iWatch. Olen poes ja siis telefon mingi do you want to connect? Ma mingi no thank you. Ja kellegi Aura Ring tahab ka mul aega külje alla ujuda. Mina andsin enda oma ära. Äkki see ongi see sinu Aura Ring? Ma isegi mõtlesin, et oh my god, are we close? Okei. No väga tore, et äkki sai uue kuula juurde. Jah, kui see olid sina, siis let us know. Jah. Salajuttu mul teile rääkida ei ole, aga küll aga on jumal mind karistanud ebareaalselt tundliku ninaga. Tahan lihtsalt vinguda, kuna see hakkab normilt siibrisse viskama juba. Kirjutan teilegi praegu enda põhimõttelist igaõhtusest piinapingilt. Nimelt põdesin aastaid tagasi tugevat ülemiste hingamisteede haigust, suvagripp, aga lihtsalt päris retsilt hakkas külge. Ja peale seda fucking haigust tunnen ma lõhnes umbes täpselt 10 korda paremini kui varem. Minu jaoks on nüüd igal inimesel oma lõhn. Mees mul on hügieeni mõttes muidu väga korrektne, aga peale tööpäeva need jalad, samu meie. Ta ise ei tunne midagi ja mitte keegi teine ka ei tunne, aga ma lihtsalt suren. Ta on läinud minu käsul jalgu pesema, on teinud jalavanne nii edasi, aga lihtsalt midagi ei mõju. Ja ma ei saa seda lõhna ette kujutada, kuna ma tunnen seda ainult kodus temaga koos olles. Ja mul on päriselt nii kahju juba, et ma olen pannud teda arvama, et ta on räpakoll. Ja siis tööl on üks meesterahvas, kellega ma pean igapäevaselt koos tööd tegema ja juttu rääkima ja sure maha, mis haist talt suust tuleb. Konkreetselt aebuksele. Üleüldse võin ma silmad kinni panna ja inimene võib minust mööda jalutada, ma ütlen kohe ära, kes mööda läks. Ja olgu öeldud, et need inimesed ei kasuta igapäevaselt lõhnaõli või midagi. Ja need on ainult mõned näited kogu kompotist, millega põhimõtteliselt igapäevaselt tegelema pean.
tegelema olen sunnitud ja kogu selle lõhnataju teemaga on mulle tekkinud hullem paranoia. Äkki ma ise ka haisen, kuna reaalselt 60% inimesest, kellega igapäevaselt kokku puutun, haisevad. Aga muidu keep up the good work ja teid kahte tahaks iga kell sõbrannaks. Mina küll ei taha, äkki me haiseme. Äkki me haiseme, jah. Aga samas ma arvan, et kui sa juba ise lõhna nii hästi tunned, siis ma arvan, et sina ei haise, sest ma arvan, et sa tunneksid ju seda ka. Ja, aga ei, nagu minust see nii horrid, kui kellelgi suu haiseb. Mäletad, üks meie tuttav, ma rääkisin, et tal iga kord suu haiseb. Nüüd ma sain ka aru, ma alguses ei saanud aru. See on nii õudne. Õnneks ma nagu ei näe teda mingi super tihti, on ju. Aga no see ei ole ka mingi siuke asi, mida ma ütlen talle või nagu ta ei ole mu close friend, et kui sina haiseksid niimoodi, et ma tõesti ütleks, et kuule, et thank God, jah. No nagu selles suhtes, et ma arvan, et see ei ole meeldiv asi. Jaa, aga ma tahan teada seda. Jaa, et äkki sa ise ei tea või äkki midagi on kuradi viga või ma ei kujuta ette. Ei, no see... Sest vaata, juhtub ükskord, tavai, võib-olla kuradi unustas hommikul hambaid pesta või ma ei tea, sõi midagi imelikku. Aga see on mina kala on su konservisust sisse jäämas, miks mu suu haiseb. Aga ei, jah. Ükskord ma veel saaks aru, ma ei hakkaks midagi ütlema. Kogu aeg on ja siis ütleks, kuule Kristina, et ma ei tea, vaheta hambapastat või midagi sellist. Et selles mõttes, et aga jah, see on need gripid ja asjad, et ma tean, et mõndadel läks üldse lõhnataju ära ja on läinud ja või maitse või mis iganes. Kumba sa eelistaksid? Kas sa eelistaksid, et su lõhnataju läheb ära või sa tunned kõiki lõhnu 10 korda paremini? Ma ei teagi, sest et ma ei tahaks, et ma ei tunneks lõhna, sest et mõtle käin haisen ringi vaata. Ja teiseks, minu meelest toidud ka, kui sa ei tunne lõhna, sa ei tunne tegelikult normaalsed maitset. Sa ei tunne maitset ka tegelikult on jah see. Ma vist pigem tunneks ja lõhna, aga siis ma lihtsalt ei suhtleks hästi paljudega, kes haisevad minu jaoks. Jah, siis oleks kohe näha, keda Kristine elust välja lõigatakse. Need haisesid. Aga ei jah, et see on päris, ma ei oska isegi, said äkki kurta lihtsalt, siis ma ei oska midagi öelda selle kohta. Jah, sucks to be you. Sucks to be you, jah. Või paned nina alla seda, vaata mingit siukest piparmündi määret, et siis sa tunned seda rohkem äkki. Või paned enda mingit lõhna või mingit asja, vaata, mis sulle, mis lõhn sulle meeldib, paned nina alla. Taarstid ju teavad ka niimoodi, et kui nad lähevad laipadega hästi, kas nad paned endale mingi isegi hambapastat on pannud ja niimoodi, noh, näed maskide vahele ja niimoodi. No vot. Aga võtta viimane kiri ja jagame auhinnad ja. Hei naiskad, räägin teile ma usun, et oma elu suurima saladuse, mille peale asjaosalised ka mu sõbrannad ei tea. See on nii halvasti kirjutatud kirjaga, millest peale asjaosalised ka minu sõbrannad ei tea. Olime Peikaga umbes aastakese koos olnud, kui majanduslik olukord sundis Peikat Soome tööle minema. Samal ajal mina sain uue töökoha müügivaldkonnas ja meie meeskond koosnes minust, moodsasest naisterahvast ülemusest ja umbes 10 mehest. Üsna peagi sain aru, et need müügimehed pole head jutumehed ainult müügialal, vaid ka eraeluliselt. Kuid kes mind välja õpetas, oli nii-öelda välimüügi peal ja sõitsin siis temaga mööda Eestit. Alguses meil oli tööalaselt ikkagi palju juttu ja eraeludesse väga ei süvenenud. Kuniks tööjutud hakkasid otsa saama. Ühel õhtul, kui meil oli just pikk edukas Tartu trip selja taga, tuli, et why not üks pokaalike veini kummagi pool teha. Seadsime siis sammud poodi ja läksime minu juurde. Üks asi viis teiseni ja veetsime imelise öö koos. Järgnevad 2 nädalat elasime põhimõtteliselt koos. Käisime tööl koos, läksime koju minu juurde koos ja nii need nädalad möödusid. Ja olingi 2 perepidaja valmis. Kui oma mees nädalaks koju tuli, oli meie vahel kõik endine, kuigi olin just hommikul teise mehe kaisus ärganud ja õhtul läksin oma mehe kaisu samasse voodisse magama. Nädal läbi kolis teine mees uuesti sisse ja kestis see kuskil 3 kuud, kuniks tuli pandeemia ja mees sai samal ajal Eestis hea töö ja minu möögitöö läks koroona pärast pausile. Leidsin uue töö ja too teine mees kodus ka. Põhimõtteliselt koostisime korraga 11. Tänaseks olen oma mehega siiani õnnelikult koos ja rohkem selliseid kõrvalepõikeid pole olnud ja ei ole mõtteski olnud. Armastan oma meest väga ja ootame nüüdseks ka pisiperet. Olen ka analüüsinud seda aega oma elust, miks selline kõrvalhüppe juhtus, ei ole siiani vastust leidnud. Tundub, et see viimane tikk enne pühendumist oli saamata. Nüüd olen ka oma patud teile kirja pannud ja südamelt ära rääkinud. Aitäh ja ärge risti lööge ja ma ausõna enam nii ei tee. Päikest ja Alexelas kohtume. No ütleme nii, et on ikka jaksu.
kaks meest niimoodi nagu I would never do that, aga nagu ma ei saa seda öelda, ma ei teeks, sest ma ei ole seda teinud, aga ma nagu ei suudaks, sest et ärgata ühe mehe kõrvalt ja siis minna see tundub ikka natuke ekstreemne. See tundub liiga ja ekstreemne. ma ütlen, ma räägiks ennast kohe vahele, ma mäletan, ma rääkisin sulle. Ei ole rääkinud. Kellele sa rääkisid? Ei, siis ma rääkisin Maljule. Ma ei tea, no ühesõnaga ma saan aru, et ta ise tunneb ka ennast mitte just kõige paremini ja et enam nii ei tee, aga noh, nagu elu on näidanud ja kirjad on ka näidanud, et elus tuleb tõesti igasuguseid haigeid asju ette, mille kohta mõnele vaatad tagasi ja mõtled, the fuck just happened. Ja. Et loodame siis, et enam ei satu nii head müügimehest kolleegi sulle, kes... No vaata, need müügivennad ongi ju põhjusega müügivennad, sest need on head jutuvennad. Et nad ei ole ju niisama nagu need, kes ei oska head juttu teha, nad ei lähe müükariks, sest et sa pead müüma. Ja see müüs ennast. Yeah. Nii et jah. Mina olen väga hea müükar, miks ma ennast ei suuda maha müüdud? No, podcastis on sponsorid lõid ei kaua aega, aga ennast ei suuda maha müüdud. No aga sa pead pakkus neile ka iga kord, kui see uus sponsor tuleb, siis küsid nii, aga kes teil firmas tööl on, kas on ka mõni vallaline mees, palun saatke meile pildid. Ja saatke kandidaadid. Meil on lihtsalt vaja. Ja kui teil ei ole vallalist meest, siis sponsoriks tulla ei saa. Jah, või topelthind. Jah. Siis saate. Rääkides sponsoritest, siis Alexela vestlusõhtule saab tulla. Jah. Kes tahab tulla Alexela vestlusõhtu sponsoriks, siis otsime. Jah, isegi ilma vallaliste meeste piltid, et sinna saab. Sinna saab, aga podcast ei saa. Kindel ei. Podcast on kindel, et Alexela on chill. Tegelikult me võime ühe kirja veel võtta, meil on 10 minti veel aega. No võtta. See on lühike kiri ka. Meeste Kari. Mõtlesin, et panen oma loo kirja. Ma olen noor ja tegelen paljude erinevate asjadega. Samuti olen terve elu suhelnud endast vanemate inimestega, eriti just meestega. Seda mu hobide tõttu. Ja nüüd on mul neid mehi päris palju kogunenud. Lähen ühe juurest teise juurde või kui nad mind ära peaksid viima, siis lasen teise juurde viia. 3 neist on töökaaslased ja kuna Eesti on väike, siis osad teavad ka üksteist läbi tutvuste. Olen nende kõigiga mingil määral intiimne. Osadega jõuab asi seksini, osadega ainult puudutusteni ja kaisutamiseni. Nüüd ma siis olen nendega seltskondades ja samal ajal kerib mul mõttes, mida ma nendega teinud olen. See on nii hoomamatu mõelda, mida kõike nende tuttavatest ei tea ja nii paljudel luukerad kapis. Näiteks mina ei näita kellegile midagi välja. Olen mõelnud, et kas on vaja niimoodi ringi hoorata, aga samas mulle nii meeldib see ja ma hoian oma piire. Keegi mulle liiga ei ole teinud, mul lihtsalt ei teki tundeid, vaid emotsioonid ja käitun vastavalt ja olen õnnelik. Kuidas teie sellisesse suhtute? Sõbrannad on mul kõik väga toetavad Get Girl mentaliteediga ja saan neil iga nädal uut cheat anda. Olete ägedad naised, kiipi rappargi kunagi lõpetage. No kui sa oled vallaline naine, siis sa võid teha seda. Tehe, mis tahad selles suhtes, et ega see, kui sa oleks suhtes, siis see oleks nagu imelik. Aga... Ilus tüdruk ka, ma vaatasin su profiili pilti. et selles mõttes kui sa oled vallaline, et siis nagu, et noh, sa võidki ju, see ongi vallalise elu on see, et sa võid ringi teitida, sa võid ühega kallistada, sa võid ühega seksida, sa võid lihtsalt rääkida, et nagu mina teen ka praegu seda. Ma arvan lõpuks kellegi, kes sulle nii väga meeldib, et sa enam ei viitsi nende kõigiga kokku saada. No täpselt, et mul on ka ju praegu, et ma suhtlen erinevate inimestega, et see ei tee ju sinust hoora. Nagu... No mis siis, et sa mõnega seksid, aga kui te ei ole officially koos, siis noh, kes see saab sulle seda ette heita? Sa võid ju raskelt kõigiga seksida, kui sa tahad. Kõigiga, kellega tahad. See ei tee sinust hoora. Jah. Kui sa just raha vastu ei küsi, siis sa teeks. Nojah, sõltub kui palju sa küsid. Mis maalt toora piir läheb? Ma ei tea. Palju või vähe? 50 € on lihtsalt nagu taksoraha vaata. Või väga odav hoor. Ei no ma ei tea, ma ei ole küsinud nagu, aga selles suhtes, et... Noh, ühesõnaga meie ei judge'i, you do you. Minu arust ka, et Get Girl, nagu sa sõbrannad ütlesid. Jah. Ja aga me siis auhinnad ära ja... Jagame siis auhinnad tõesti ära. Mis me selle või mitte midagi. Palun anname. Vaata, mis ta üle elas. Vaata, mis selle pealkiri oli? Intiimhügieen ja halb seks. Okei. Ma ei tea, ausalt. Ma ei taha talle mitte midagi anda, sest ma olen traumatized. Mõtle, kui traumatized tema on. No mingi Magda Beauty või? No, nii vihane. Saab seepi või ma ei tea, ma lihtsalt olen... Kiri on traumatizing ja miks sa nagu, ma olen väga vihane selle kirja peal. See järgmine kiri, mees on salapihkur, anname talle ulaka kaunitari ja kui järgmine kord mees midagi sellist teha üritab, siis... Osta tildo ja saada ta minema. Jah.
Northern Beauty võiks saada see grupiseks. See NATO tervitaja, vaata. Oota, meil siin. See oli siis... Grupiseks. Mis ta saab? Northern Beauty. Nii. Marcella võiks saada selle Peninuki. Marcella võiks saada Terrass. See, kes Terrassi tegi ise. Esimene. Peninuki. Ja Peninuki võiks saada Parkla vend Snickersiga. Jah. Saad hoopis Peninuki minna lahedat experience'i saama, mitte mingi parklas passida. Jah. Peninuki. Ja mis meil veel on siin? Baltiks. Mis Baltiks? Paneme mind Lipparit. Kas me sinu keha andsime ära või? Jah. Ah. Ei andnud. Sinu keha tuleb ka veel. Nii, ja sinu keha? See hambutu ei tasu juua nii palju. Toi. See on päris funny. Nii, temal on siis sinu keha, jah? Jah. Davai. Jälle üks episood kotis. Oli tore ja ma ei teagi. Me salvestame ette, sest et tulevad siin jaanid, pulmad ja asjad, et siis tegelikult järgmises episoodis sa veel ei ole abielus. Jah, aga kui teie seda kuulete, siis ma olen juba. Nii et tegelikult, kui te juba seda kuulate, siis saad abielus. Jah, muidugi. Täna neelapäev, täna tuli episood välja, nii et ühesõnaga sa oled gonna get married. Oota, ma ei tea, kuidas see oli. Mrs. Legrand. Legrand, jah. Tuleb, ma olen väga excited su pulmast, et ma arvan, et nagu lahedad inimesed tulevad, lahe pidu tuleb, sinust saab nüüd Mallu Mariann Treimann Legrand. See on nii ridiculous nimi top. See on nagu väga niuke grandioosne, aga samas see sobib sulle. Jah, dramatic. Kas sa tahaks muidu olla lihtsalt, et kui näiteks Mari ja Marta ja Lende saavad 18, kas siis sinust saab Mallu Legrand lihtsalt? Ma ei ole mõelnud, selles suhtes, kui mul ei oleks lapsi, siis loomulikult ega ma nüüd väevõimuga oma eks-abikaasa nime ei hoiaks, aga ikkagi... Minu ema vahetas ju oma perekonna nime ära, kui mu vend sai 18. Et siis ta nagu, vend sai täiskasvanuks. Vaata, minul ei ole ka oma emaga tegelikult sama perekonna nimi, aga ühesõnaga hetkel jääb nii. Mallu Legrand oleks nagu eriti lahe vaata. Lähen grandioossest, lähen... Ei, aga lihtsalt see on nagu Mallu on tast hüüdnimi ja siis sul on Legrand, mis on välja mõeldud perekonna nimi. Ehk siis nagu hüüdnimi ja perekonna nimi. Mul anonymous. Anonymous. Kuulata, aga oli tore episood. Näeme järgmine neljapäev. Ciao. Bye.